summer nights all aligned as we drown in the moonlight. We collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers, 'cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made it. We made it. I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming, already dreaming. Say you'll never leave, because I love the feeling, I love the feeling. Find myself a weekend night, see you through my lucid eyes. Oh, I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming, already dreaming. I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming, already dreaming. Head vaatajad ja saalis viibijad, Eesti parim õpilasfirma 2019 finaalvõistlus on otse-eetris Kumust. Palun tervitage oma tänaseid päevajuhte. Teie ees on Eesti vilistlased Mart Vainu ja Kristiina Kõrbe. Tere hommikust kõikidele saalis viibijatele ja kõikidele, kes meid kodus või tööl või koolis vaatavad. No nii, kõik on kindlasti närvis, jah? Oleme jõudnud teise võistluspäeva. Poolööd ilmselt kõik harjutasite oma lavaesinemiste tekste. Teise poole mõtlesite, mida žürii võib teie käest küsida ja magada vist ei saanudki. Ma mäletan, et olin 3 aastat tagasi täpselt samas situatsioonis. Istusin, süda puperdas, käed värisesid, pobisesin omaette, et mis teksti ma seal laval küll rääkima pean. Ma veel hoidsin käes oma ema kingitud kaelakeed ja lootsin, et see toob mulle kindlasti õnne, et tekst ei lähe meelest ja et kõigile žürii küsimustele oskan ka vastata. Ma olin tookord samal võistlusel, kus Kristiina oli seal enda firmaga Cheeset. Tema sai 3. koha. Mina olin seal enda firmaga ja 2 sõbraga Mauguste küsimustega. Meie kahjuks ühtki kohta ei saanud, meile lihtsalt tordisööjad. Ja siis ma mõtlesin, et mis see põhjus võis olla, et miks meie ühtki kohta ei saanud. Ja siis ma sain teada, et oleks pidanud ka mingisugust ehet või asja pigistama. Nii et kui teie tahate ka siin täna head tulemust saada ja teil on mingi ehe kaelas või asi käe ümber, siis võtke see ehe pihku ja loodke parimat ja alustame päevaga. Ja mis meid täna üldse ees ootab? Kõigepealt alustame me žürii vestlustega. Ehk kui te nüüd kujutate ette sellist krimisarja, kus FBI on ülekuulamisruumis ja kuulab kedagi üle, pommitab küsimustega ja siis jälgib igat näoliigutust, igat lihast, igat sõna, siis žürii vestlus on täpselt samasugune. Aga üks vahe on ülekuulajaid on mitu tükki. Ja nii, et ükski ärisaladus ei jää kindlasti varjatuks. Ja peale seda on meil lavaesinemised, kus te tulete siia lavale, räägite enda firmast ja kõike seda jälgivad miljonid Junior Achievementi fännid üle maailma. Põhimõtteliselt on see nagu klassi ees esinemine, lihtsalt 1 000 korda hullem on ju. Ja 3. osa on meil gala, ehk siis kui FBI on teid üle kuulanud ja lavaesinemine on selja taga, siis hea uudis on see, et torti saavad kõik. Ning samuti ootavad meid tegelikult lava taga ka mitmed üllatusesinejad, kes päeva jooksul meie meelt lahutavad. Üllatused saab alles hiljem teada. Aga kui te siin päeva jooksul olete, teil on uhked riided seljas, tahate seda kõike mäletada ka tulevikus, siis ärge unustage, et te peate kasutama sellist asja nagu #PUF19, kui te postitate Instagrami või Facebooki. Nii, aga nüüd anname me sõna Eesti presidendile Kersti Loorile, kellel on kindlasti teile nii mõnigi julgustav sõna kaasa öelda. Tere hommikut, head noored. President ma päris veel ei ole, siiski tegevjuht. Teid hirmutati päris ära. FBI ja ülekuulamine. Mulle tundub pigem hoopis vastupidi.
et te olete juba tunde kirjutanud oma aruannet. Te olete valmistunud esinemiseks. Te olete terve aasta kõvasti tööd teinud. Täna on tulemas õige lihtne päev teile. Ainult 15 minutit pingutust. Kõigepealt 10 minutit žürii ees, kus te peate lihtsalt tõestama, et teie oletegi Eesti parim õpilasfirma. Ja pärast 4 minutit siin laval, kus te võtate kokku oma selle aasta tegevuse. Ma kujutan ette, et pärast seda pikka õpilasfirma aastat ei ole see teie jaoks üldsegi mitte pingutus. Pigem ma näen, et raske päev on tulemas nendel inimestel, kes istuvad siin esireas. Nemad peavad 12 korda 10 minutit kuulama teid, esitama keerulisi küsimusi ja lõpuks siiski välja selgitama, kes on see Eesti parim õpilasfirma 2019. Nemad kuulavad ka kõikide teie lava esinemisi. Ja ma ütlen, et selle eilse mulje põhjal, mida nägin mina ja mida nägid nemad, et see valik ei tule nende jaoks lihtne. Ma arvan, et päris keeruline päev võib tulla ka õpetajatele. Nendele on vaja talitseda oma närvi. Aga õnneks me oleme siin Kumus, et ma usun, ei ole midagi paremat, kui vahepeal rahulikult käia ja imetleda ka kunstiteoseid. Ja ma arvan, et kõikide teiste jaoks tuleb väga põnev päev. Nii et soovin teile tänaseks päevaks edu, õnne ja juba 9 tunni pärast teame me, kes on Eesti parim õpilasfirma 2019. Ilusat päeva! Kersti on muidugi väga optimistlik, et me võime siin noortele rääkida küll, et ärge muretsege, et žüriil on palju raskem töö, aga kui te siin üleval olete, siis on ikkagi kaenlalused igised ja närv on sees, nii et nii lihtne see päris pole. Aga žüriil on ikkagi väga raske töö ja vaatame siis, kes selle raske töö ära teevad. Ja, meie esimene žürii liige on Robin Saluoks. Robin on juba koolieast põllumees. Isegi tema õpilasfirma kandis nime 3 põrsakest. Õpilasfirma siiski põllumajandusega ei tegelenud, vaid hoopis tegi teadusetendusi koolides ja laste sünnipäevadel. Praegu aga digitaliseerib Robin põllumajandust ehk õpetab talumeestele, kuidas nutitelefone kasutada. Ja teeb seda nii edukalt, et 2018. aastal kuulutati ta parimaks nooreks ettevõtjaks. Ja järgmine žürii liige on selline mees nagu Tommi Saaron ja tema on laia ulatusega ettevõtja. Kui teie elate Viimsis, Peetris, Lasnamäel, siis tema on just see mees, miks teie olete iga päev õnnelik. Sellepärast, et tema on see mees, kes just nendes paikades ja üle Eesti arendab kortermaju. Ja meie järgmine žürii liige on Kristiina Kägu. Igal õpilasfirmal on draamat. Ja Kristiina Kägu on juba tudengieast õpetanud ja Eesti noortele, et kuidas juhtida ja meeskonnatööd teha. Ja tema on see supervõimega naine, kelle juurde te lähete, et saaksite ka tulevikus oma tiimikaaslastele silma vaadata. Ja järgmine žürii liige on Tuuli Hallop, kes juba paistab oma särava riietusega seal silma, sellepärast, et tema ei ole lihtsalt tavaline naine, vaid tema on Baltika grupis, ta tegeleb seal personalitööga. Ja kui suures, nende grupp on riietanud juba Eesti parimat õpilasfirmat 10. aastat. Seega, tänu temale toome meie Euroopast alati mitteametliku kõige kaunima õpilasfirma tiitli koju. Ja meie järgmine žürii liige on Andrus Altrov. Andrus on žürii tööd teinud juba 5 aastat. Seega tema teab täpselt, mida ja kuidas teilt küsida. Ehk siis, kui te žürii vestlusel näete, et ta vaatab teile silma, siis ilmselt on tal juba kõik vastused teada. Ja järgmine žürii liige on Ivar Jegerson ja tema jäi Eesti teisel õpilasfirmade võistlusel teiseks, aga ta on ikkagi loomult ettevõtja. Kui te olete kunagi käinud kuskil väliüritusel ja on vihma hakanud sadama ja te olete telgi alla peitu läinud, siis tema oli just see mees,
tänu kellele see telk seal üldse oli, sest tema tegeleb Woodse-rendiga ja nemad just rendivadki kõiki selliseid telke, toole, kõike välja. Nii et täna on teil võimalus minna talle ja aitäh öelda. Ja järgmine žürii liige on Hendrik Hindov. Hendrik on Eesti võistluste kõige pikaaegsem žürii liige ja juba 20 aastat on ta olnud mentor õpilasfirmadele, kes on toonud auhinnalisi kohti nii Eesti võistlusel kui ka Euroopas. Lisaks sellele on tal olnud au olla Euroopa võistluse kohtunik. Ehk siis, kui sina täna võidad, siis tead, et Hendriku käest saad teada, kuidas Euroopas ka võita. Järgmine žürii liige on Karl-Ander Reismal, kes tuli just õigel ajal kohale, sellepärast on täpne mees. Ja tema ühendab füüsika ja lüürika, sellepärast, et tema tegeleb nii SEB finantsanalüüsiga kui ka Eesti laulude kirjutamisega. Ja kui juures selline kõva mees nagu Stefan, tema laulab just Karli laulu. Ja järgmine žürii liige on Martin Villig. Ehk kes meist ei teaks Taxify'd või ei õpiks tundma Bolti. Ja Martin on see mees, kes arendab äri välgukiirusel, kuid samas langetab otsuseid sama põhjalikult, nagu žürii täna meie võistluse võitjat hakkab valima. Ning eelmisel aastal Martin žüriis ei saanud osaleda, sellepärast, et tema enda tütar jõudis õpilasfirmade võistlusel finaali. Aga see aasta on ta seest aasta aega valmistunud ja on valmis teid kõiki vaatama. Ja järgmine žürii liige on Kelly Kipper. Temagi jäi teiseks õpilasfirmade võistlusel. Aga kui te esinete, siis vaadake, te teete seda hästi, sellepärast, et Kellilt on teil võimalik stiilipunkti saada, sest tema just tegelebki ajakirjandusjuhina Anne ja stiilis. Ja me oleme jõudnud žürii esimeheni ehk Paavo Pilv. Paavo on tõeline multiettevõtja. Tema tegevusvaldkonda kuuluvad nii Eesti promomine suveniiridega kui ka meie vähetuntud, kuid väga kaunite Pakri saarte tutvustamine inimestele. Lisaks mahub sinna vahele veel hulgaliselt muid tegevusi. Ja žürii tööd on Paavo tegelikult juhtinud varemgi. Seega ta teab, mida ta teeb ja just tema on see, kes otsustab, et kellele täna pilve tagant päike paistab. Ja nüüd ongi sõna meie žürii esimehel. Aga enne seda, Kristiina, ma ütlen sulle sellega vahele, et žürii on meil ilmselgelt väga pädev. Aga päeva lõpus ikkagi, kui siia tuleb ümbrik ja me vaatame, et seal ümbrikus on õpilasfirma, kellega me ei nõustu, siis meie kontrollime seda mikrit, siis me ütleme lihtsalt teise nime välja. Eks meie oleme ikkagi need, kes selle lõpuotsuse teevad. Aga kindlasti žürii arvamus on meile väga tähtis. Aga nii, nüüd palun esimehele sõna. Elus öeldakse, et me kahetseme seda, mida me ei ole teinud ja tegelikult kõik, kes täna siia jõudnud on juba väga suured võitjad, kõvasti pingutanud ja nüüd lugedes kõiki aruandeid, eile siis osaledes ka stendi voorus, siis väga raske on küll täna just praegu siin hinnata, kes on favoriit. Konkurents on äärmiselt tihe, iga-aastaselt tase tõuseb ja mis on kõige tähtsam, et vähemalt minu sisetunne on küll see, et kõik on kõvasti pingutanud. Ja kui me eile nüüd lühidalt žüriiga arutasime, et kes võiks võita, siis nüüd võrreldes spordiga läheb meil täna vaja kindlasti fotofiniši abi, sest lihtsalt konkurents on nii tugev. Aga suured tänud ja edu lõpusirgel. Viimane ponnistus ootab ees. Aitäh! No nii, aga me käime siin edasi-tagasi, aga ma arvan, et aitab meil ka lobisemisest, et nüüd on teie aeg ka tööd teha. Aga närvide rahustamiseks ma ütlen seda, et me oleme teid natuke siin närvi ajanud, aga mõelge positiivselt. Te lähete praegu žürii vestlusele, see on privaatne ruum. Meie siin Kristiinaga oleme lava peal, kus kõik jäädvustatakse. Iga loll sõna, mis me ütleme, jääb eluks ajaks internetti. Pärast ei saa tööd selle pärast näiteks. Nii et teil on väga lihtne elu võrreldes sellega. Aga nüüd jääb teile küll üle ainult soovida osalejatele kivikotti. Ja me kohtume uuesti, kui algavad lavaesinemised.
ehk praegu läheb sõna üle Anderile ja Epule ning ka vaatajad, teie kindlasti kodudest tehke popcorn valmis, sest et kui hakkavad lavaesinemised kell 11.30, siis saab kindlasti actionit ja draamat ja komöödiat ja võib-olla isegi pisaraid. Nii et kohtume siis. Näeme varsti. Avamisele siit Kumust, Tallinnast. Täna õhtul selgub siin Kumu auditooriumis, kellest saab sellel aastal Eesti parim õpilasfirma 2019, kes siis sõidab Eestit esindama sel korral Prantsusmaal toimuvale Euroopa õpilasfirma võistlusele. Lisaks kuulutab täna õhtul ja Eesti välja aasta ettevõtlusõpetaja, aasta mentori ja aasta vilistlase tiitlid. Pikk võistluspäev on hommikul sisse juhatatud ja nüüd suunduvad siis firmad otse žürii vestlusele, kus siis žürii saab neid grillida kuskil 10 minutit igat ühte eraldi ja siis sellel ajal näitame meie teile võistluse stendivooru, sest žüriivestlused on selline salajane koht, kuhu ükski hingeline peale žürii enda ja võistlejate sisse ei pääse. Aga stendivoor siis sel korral toimus juba ära eelneval päeval Solarise keskuses ja oleme sellest väikse kokkuvõtte kokku pannud. Aga et seda võistlusvooru siis niimoodi kommenteerida, et ma siin täitsa üksi oleks, siis on mul hea meel tervitada enda kõrval ja Eesti pikaajalist direktorist tänast arendusjuhti ja ilmselt kõige suuremat eksperti õpilasfirmade vallas. Sepp Vodja, tere tulemast stuudiosse. Tere ja suur aitäh komplimendi eest. Ja õpilasfirmade võistlus juba 24. kord, peaaegu sama vana kui taasiseseisvunud Eesti Vabariik. Ja vanem kui praegused võistlejad. Vanem kui praegused võistlejad, see on hea märkus. Saab aina hoogu juurde? Saab aina hoogu juurde. Järjest tugevamaks lähevad võistlejad ja ilmselt ka läheb valiku tegemine järjest raskemaks. Et ma juba võib-olla natukene andsin vaatajatele aimu sellest, et sellel aastal on võistlus veidi teistsuguse ülesehitusega. Sina kui selle peaarhitekt täiesti pea peal oled kõik pööranud. Räägi, mis sellel aastal siis toimub? Tegelikult me läksime juurte juurde tagasi, päris pea peale ei pööranud. Muutsime asju, jah. Muutsime sellepärast, et sisu mängiks rohkem. Lugesin paar nädalat tagasi oli Joel Volkovi artikkel selle kohta, kuidas on saanud meie ühiskonnast IT-ühiskonna asemel show-ühiskond. Ja see on asi, mida meie tahame vältida oma võistlusel. Me ei taha, et parimaks kuulutatakse see õpilasfirma, kes võib-olla on kõige parem esineja, kõige parem kõneleja, vaid me tahame, et žürii suudaks teha läbi erinevate etappide selgeks, kes ikka tõesti kõige paremat tööd on teinud. Ja seetõttu panime esinemise lõppu. Tõmbasime stendid eelmisele päevale, nii et žüriil on rohkem aega nendega tutvuda, et žürii saab ka näha, kuidas noored müüvad. Me müüsime päris kaubanduskeskuses eile, et on näha, et mitte lapsed ei räägi, et klientidele meeldib, vaid žürii võib isegi seista kõrval ja vaadata, kas ikka meeldib klientidele. Ja esinemine tuleb lõppu, nii et siis, kui žürii on enam-vähem otsustanud, kuidas asjad käivad, siis nad veel saavad viimase lihvi panna oma otsusele. Ja ma arvan ise ka, et selle formaadi võib-olla üks väga suuri pluss on just eelkõige see, et see stendivoor on võimalik seda viia nüüd päris keskusesse, kuna see on eelneval päeval ja me ei pea hoidma kõik ühes kohas kinni ja noored saavad päriselt tutvustada suurele maailmale oma suurepärased ideid Eesti top-firmad. Just, seepärast, et laadal on nad kõik varem olnud. See ei ole võimalik, et lõppvõistlusele jõuab välja inimene, kes ei ole laadal olnud, aga laat on ikka harjutamine. See eile oli juba professionaalsuse demonstreerimine. Stendivoor siis toimus eile Solarise keskuses. 3 tunni jooksul said noored demonstreerida oma müügioskusi nii klientidele kui ka žüriile, kes siis salakavala kliendina samamoodi ringi käis. Et mis sa arvad, kas mõni žürii liige võttis võib-olla ära ka oma rinnasildi, et nagu kavalamat klienti mängida? Ei, ma arvan, et nad ei võtnud ära, et seekord. Muidu seda on juhtunud, küll on juhtunud ka seda, et žürii liige saadab oma naise või lapse vaatama, et vaata, kuidas nad sulle müüvad, et minuga nad on väga püüdlikud. Aga ma üldiselt arvan, et seda isegi ei olnud vaja. Kogu aeg oli tunglemine nende õpilasfirmade laudade juures ja žürii sai vaadata ka ilma selleta, et ise oleks pidanud eksperimente tegema, kuidas inimestega käitutakse. Aga sina ise käisid ju samamoodi luurel. Mis sulle eilsest päevast kõige rohkem ehk silma jäi? Ma lihtsalt ei luuranud, ma isegi ostsin. Tegelikult selle mõttega ikka, et teile siin ka täna midagi näidata.
rääkida. Aga ega ma ei oskagi väga välja tuua. Lähed ühe laua juures teise juurde, ühtegi mõttetut toodet ei ole. Vahel oli ikka varem seda, et tehakse lihtsalt sellepärast, et teha mingit toodet, aga praegu on ikka eesmärk müüa. Ma olen väga rahul. Aga tegelikult ei ole stendivoor ju üldse esimene kord, kui žürii firmadega tutvust teeb, et enne seda peavad kõik firmad esitama üsna mahuka aasta aruande oma tegevusest, et miks me ei vali võitjaid puhtalt nende suurepäraste pikkade aruannete põhjal? No siin on mitu põhjust. Kõigepealt kõik ei ole kirjaneitsid ja me ei otsi kõige paremat kirjutajat, vaid me otsime ikkagi seda, kes on kõige paremat tööd teinud. Ja vahel noored ise ei taipagi seda, mis on nende tegevuses kõige väärtuslikum. Nad kirjutavad oma päevast tegevust, aga võib-olla nad ei taipa, mis on olnud innovaatilist ja midagi muud ka veel sisse panna. See kõik selgub žürii tegevuse käigus ja tegelikult ka aruande põhjal võib võita mõni hea teoreetik, kes üldse müüa ei oska. Ja peale selle on veel üks oht, et eks me ju kõik armastame oma lapsi ja õpetajad ka. Oma häid lapsi armastavad nad veel eriti ja siis ikka väga tahaks oma nõu ja jõuga abis olla nii aruannete kirjutamisel kui ka kuskil mujal. Ja vaata, et aruandes ongi nii, et tegelikult ju täpselt ei tea, kui palju mõni õpilasfirma teeb täiesti ise, saadab oma aruande nii ära, et õpetaja hoiab järgmine päev pead kinni, et miks nad mulle ei andnud, ma oleks öelnud neile, et siin on viga sees. See on nagu üks äärmus. Ja teine äärmus on see, et õpetaja ikkagi natuke liiga palju sekkub, nii et see ei ole päris nii, et aruanne kõike räägib. Jaa, absoluutselt, et aga selle jaoks on siis meil see võistlus, kus siis välja sõeluda õpetajate tehtu ja aru saada, mida noored ise on teinud. Ja tegelikult need vestlusvoorud, mis eile oli ja mis täna tuleb, see kabinetivestlus, need on kõige tähtsamad kohad. Ma arvan, et oleks aus siin öelda, et ikkagi õpetajad niimoodi päris üks-ühele õpilaste eest aruanded ette korbi. Ma olen kindel, et ükski nendest, kes siia on välja jõudnud, siia ei saa välja jõuda siis, kui ei ole tegevust. Aga et vaata, et see on nagu, et õpetajad taipavad võib-olla rohkem, mis on väärt kirjapanekut ja mis ei ole. Ja need, kes teevad täiesti ise, need tegelikult vahel ei taipa seda. Me sellepärast võtame ka nad ju pärast võistlust kokku, kes on võitja olnud ja Euroopa jaoks õpetame, ka meie õpetame neil siis vaatama Euroopa perspektiivi ja osa õpetajaid teeb seda rohkem, osa vähem. Lepp, aga liigumegi siit võib-olla selle stendivooru juurde, et mida žürii üldse stendivoorus seal vaatab, siis millega on firmadel võimalik neile eelkõige muljet avaldada? Eelkõige müügioskustega. Toode ja müügioskus. Ma sel aastal kahjuks ei saa öelda teenus, et meil ei ole lõppvoorus mitte ühtegi teenust. Teenust on alati ka raskem demonstreerida müügivoorus, aga väga kahju, et ei ole. Aga vaadatakse ikkagi seda, kui väärt on toode, kas ta vastab kõikidele nendele omadustele, mida on aruandes kirjutatud. Aruandes võib-olla on öeldud väga hea mõni asi maitselt ja siis, kui žürii maitseb, siis tuleb välja, et ega ikka nii väga hea ei ole. Vaat kõik need asjad on, aga ka see, kuidas ma oskan oma toodet välja pakkuda, kuidas ma oskan teda teha kliendi vaatevinklist lähtuvaks, mis on väga tähtis, seda nad hindavadki seal. Kui hästi noored sellega eile sinu puhul hakkama said? Väga hästi. Minu puhul on nad muidugi ka harjutanud, ma olen näinud ju nende arengut alates detsembri algusest, kui oli esimene Värska laat esimesel, või oli ta isegi novembri viimased päevad, kui Värskas toimus esimene õpilasfirmade laat ja ma käisin vaatamas, nii et osad on nii, et sa näed, kuidas nad iga 2 nädalaga lähevad paremaks müüjateks ja enda toote arendajateks. Nad on ka seda taibanud juba, et klienti tuleb kuulata mitte ainult selleks, et talle midagi pähe määrida, vaid selleks, et talle järgmine kord paremat toodet pakkuda. Aga liigumegi siit siis edasi esimeste stendivooru intervjuude juurde ja stendivoorus viisid intervjuusid läbi eelmisel aastal õpilasfirma Craftiga siinsamas võistluse finaalis osalenud õpilased Markus Meresmaa ja Gregor, perekonnanimi läks nüüd meeles, Gregor Mändmaa. Vaatame siis, kui hästi nad hakkama said. Eile olin ise ka koos nendega, lasin neil võistlejaid kõvasti grillida ja esimesena vaatame siis õpilasfirmat Laguun. Nii, oleme siin esimese õpilasfirma Laguuni juures. Minu kõrval on õpilasfirma Laguuni tegevjuht Martin. Tere, Martin! Tere päevast! Ma näen, et teie näol on siis tegemist, te toodate lõhnakäbise vanniteed. Et saaks nüüd siin lähima ülevaate, et kui mul on nüüd see lõhnakäbi või vannitee, ma panen selle vannitee vanni ja mis siis saama hakkab? Mõte on tegelikult selles, üks hetk ma näitan ka, et siin on see siuke kotike, mis läheb kraani segiste külge
nende nööridega, sealt läheb kuum vesi läbi ja kuna siin sees on selline taim nagu näiteks metskasinaaris, see on sinist värvi. Meil ei ole ühtegi värviainet, meil ei ole ühtegi lõhnaainet, meil on nagu kõik naturaalsed taimed ja mõte ongi selles, et see on nagu vannipommi alternatiiv. Lihtsalt tema nagu on täiesti naturaalne. Lõhn tuleb siis lõhnakäbis, mis siin küljes on. See käbi on lõhnastatud eeterlike õlidega. Ehk siis samamoodi kõik on täiesti naturaalne. Ja kõik kokku peaks tegema siis mini-spa elamuse kodustes tingimustes. Okei, kõlab väga hästi, ehk kui ma tahan nüüd, ütleme reede õhtul, lähen vanni, pean tüdrukuga välja minema, et siis pesen oma käed selle käbiveega ära, lähen vanni, panen vannitee sisse ja siis on nagu tipp-topp, jah? Siis on nii korras, kui üldse korras olla saab. Väga tore, väga tore. Okei, aga soovib keegi veel midagi lisada, et miks peaksin just mina selle toote ostma? Ma võib-olla lisaksin meie unikaalsusest ka, et võib-olla just see, et paljud inimesed teevad vanni ravimtaimedega ja meie oleme suutnud selle kokku teha kompaktseks tooteks, et inimesed viskavad ravimtaimi vanni, aga peale seda on vann nii-öelda must, seda peab koristama, see on tüütu, aga me oleme suutnud selle võtta kokku üheks väikseks tooteks ja see on veel ilus ka ja võite võtta sealt selle lõhnakäbi hiljem riputada autosse ja ta on veel eraldi toode ka, mida me siis müüme ka eraldi. Aitäh! Okei, ma arvan, et siit on päris selge ülevaade olemas, et käbid vannis ja vannitee ja kõik muu. Et liigume siit edasi järgmiste firmade juurde. Nüüd me oleme siin järgmise õpilasfirma juures, õpilasfirma Võiks Võru gümnaasiumist, kellel on väga innovatiivne toode või pulk. Äkki te tutvustate paari lausega meile, millest teie toode seisneb? Jah, et meie tooteks on siis võipulk, toimib sarnaselt liimipulgale, oleme toorikute sisse pannud või ning tarbijal jääb üle ainult siis võtta põhi üles lükata ja määrida võid otse kas leivale või näiteks pannile. Et kui külmkapist võtta, siis on või üsna tahke, et siis on parem soojadele pindadele või näiteks siis, kui natukene seisab toatemperatuuril, et siis saab ka ükskõik miuksele. Ja kasutame biolagunevat pakendit, et mõeldes tänapäeva loodusele. Maitseb väga hästi, nagu tavaline või, et millest see või tehtud on? Me kasutame vadaku võid ja maitsevõid, meil on 4 erinevat maitset, oleme teinud siis ise, ehk siis maitsestame ise. Väga huvitav, aga kust selline idee üldse tuleb? Idee tuli siis reaalselt vajadusest. Claudial on väike vend, et kuna ta teeb tihti võileiba, siis Claudia märkaski, et noaga on natuke ohtlik, et võiks mingi alternatiiv olla. Ja siis mõtlesimegi, et kuna õpilasfirmade hooaeg oli just tulekul, et siis võiks teha. Selge. Claudia, kuidas su vend rahul on? Väga rahul on selles mõttes, et iga hommik kasutusel, et väga lapsel on väga lihtne võtta külmkapist ja põhi üles lükata ja kohe määrida. Väga lihtne. Ja näiteks ka endale, selles mõttes noa pesemine, et tihti sa kasutad ainult ühe korstanuga ja paned kohe pessu, aga nüüd sa nagu võtad kohe ja ei pea nuga kasutama. Aga rääkige mulle, et kas see tops või see on kuidagi täidetav ka või kui mul saab see tühjaks, ma pean ära viskama ja uue topsi ostma, et kas see nagu pakendi raiskumine ei ole? Ei, et selles mõttes me oleme mõelnud sellele ja tegelikult oleme katsetanud, et seda vähemalt mitmekordselt saab uuesti kasutada. Et põhi on uuesti alla lükatav ja saad uuesti või sisse panna. Et see on lihtsalt viitsimise küsimus, et kes viitsib, kes ei viitsi. Et selles mõttes ei ole raske tegevus. Aga aitäh teile. Võileib on küll vägagi maitsev. Sellised olid siis õpilasfirma Laguun Tallinna Kuristiku gümnaasiumist, kes toodavad siis vanniteed ja õhuvärskendajad. Vannitee, mis asi on vannitee, ütle mulle? Nad just ütlevad seda, et see ei ole see, et sa istud vannis ja jood teed, vaid et teekotikene... Jood terve vanni tühjaks. Just, jood terve vanni tühjaks. Ma kahjuks ei saanud eile nende käest seda osta, sellepärast, et neil sai toode otsa enne, kui mina jõudsin letini. Tähendab, ma käisin nad enne läbi, kuulasin ära ja mõtlesin, et ei viitsi ju asju kaasast tassida, kui ma pärast ostan. Osta ei olnud enam midagi. Ühelt poolt on see hea, sellepärast, et see näitab, et nõudlust on. Et nad olid, praegu oli nende müügi jaoks väga õige aeg. Emadepäevaks läks kingitus väga hästi. Aga teiselt poolt see näitab, et vähe oli toodetud. Aga ma arvan, et neil läks ilmselt päris hästi.
Jaa, eile nendega rääkides tundus ka, et neil oli väga... Sain ise nende juurest läbi minna üsna standivooru alguses ja neil oli juba siis päris palju müüdud. Ja teine asi muidugi, vanniteega käib ju kaasas see kuulus lõhnakäbi. Et ma arvan, et kõige intrigeerivama toote auhind on kohe esimesena meil siin ära antada. Just nimelt. Et see on isegi natuke naljakas toode selles suhtes, et võetakse käbi, pannakse talle eeterlikud õlid peale ja inimesed ostavad selle asemel, et minna metsa ja korjata käbisid. Aga kunagi ei saa öelda mõne toote kohta, mida inimesed ostavad, et see on rumal või mõttetu toode. Kui inimesed ostavad, tähendab, on tabatud ära mingisugune nišš, kuhu müüa ja selles suhtes on Laguun olnud ikka väga tubli. Absoluutselt. Ma arvan, et isegi tahaks ära proovida, et mis asi see vannitee siis on, et see lihtsalt kõlab lihtsalt nii jaburalt ja et vannitee, et see on nii huvitav toode, et kohe kutsub nagu proovima, et juba selle pärast tahaks ära osta. Aga nägime ka õpilasfirmat Võiks Võru gümnaasiumist siin, kes siis ka teeb väga huvitavaid tooteid või pulkkepp, ma näen, et see on tegelikult selle mina ostsin ära ja ma võtsin, Ander, sulle kaasa, aga natukene Eesti musta leiba. Natuke musta leiba. Et sina hoiad seda leivakest ja mina panen sulle peale Võiksi. Nägite kindlasti juba ka sealt intervjuust, kuidas see käib, aga me nüüd Epuga demonstreerime nii. Oi. Kuule, mina olen tehniline idioot. Tehniline idioot, aga teeme nii, et ma vaatan. Teeme, et mina hoian leiba. Jaa, see on seda värskust. Natuke jõudu oli vaja. Ja see on päikesekuiv tomat. Päikesekuivatatud tomati või Ander, kes siis niimoodi määrib, et võipulk on kõik koos. Et tuleb välja, et siin on ka natuke tehnilist taipu vaja. Tagasi teda vist suruda ei saa või saab või ei saa. Teeme pooleks. Aga Ander, mida ma teen, kuidas ma ta nüüd kotti see on tagasi pandud? Nüüd me peame tehnikapoistele ka pakkuma. Kui me lähme üle järgmistele intervjuule, siis me saame sellega tegeleda. Aga praegu huvitav, et maitsev. Täitsa maitsev. Ma ei teagi, kas muidu müüakse poes päikesekuivatud tomatega võid? Ma arvan, et ei. Maitseb hästi. Tähendab, see nende retsept on tore. Mõte on ka, mina tegelikult, nemad rääkisid röstsaiast, et selle peale panna. Mina kui ringisõitja ütlen seda, et minule meeldiks selline asi kotti panna, nii nagu mul täna kotis oli, et kui mul läheb sõidu peal kõht tühjaks, siis ma võtan, mul ei ole vaja nuga, mul ei ole vaja eraldi võitopsi, et see on üks ja sama asi. Mina pigem näen seda sellest aspektist. Aga ma arvan, et ta praegu ilmselt oligi mul liiga kaua olnud kotis, et ta võib-olla läks pehmeks ja Ander lükkas ta liiga tugeva jõuga välja ja nüüd mul on probleem, kuidas ta tagasi saada. Aga muidu minu jaoks, ränduri jaoks on see toode täiesti vastuvõetav ja kasutatav. Absoluutselt. Jääme siin maiustama veel nende leibadega, aga teie vaadake ära, milline oli õpilasfirma Nöökas intervjuu standivoorust. Nüüd me oleme õpilasfirma Nöökas juures Nõo Reaalgümnaasiumist. Tere, et kahe sõnaga, mida te toodate ja mis on selle innovatiivsus? Meie siis toodame käsitööna valminud taaskasutatud materjalid seljal õlav kandavaid riideskotte. Väga lahe. Kuidas tundub? Tundub täitsa tore. Mul on selline küsimus, et siin võistlusel on teatavasti üks firma veel, mis toodab selja käekotte ühes, et mis siis teie eelis on nende ees? Meie kotid on siis valmistatud riidest ja taaskasutatud materjalidest, et meie tõttu siis ei satu need kangad prügikasti, et me saame oma kangad tööstusfirmade ülejääkidest. Selge, kõlab väga põnevalt. Kott on väga mugav, pean ütlema. Et üks küsimus siiski on, et kuna ta on selline kangast ja selline hästi kuidagi pehme, et kui ma panen siia kõvemad esemed, näiteks raamatud, mingisugused, ma ei kujuta ette, mis asjad ma siia panna võin, aga et kas see nagu seljale haiget ei tee? Kuna siin mööblifirmade ja kardinafirmade ülejäägid, siis need on tugevad materjalid ja ei tee haiget kuidagi. Okei, ma mõtlen, just see raamat, et kui ta mul peaks siin kotis. Ei tohiks teha, sest et see on piisavalt tugev materjal, see kangas. Okei, selge, aitäh. Minul tekkis küsimus, et mis selle koti kandevõime on kilogrammides? Äkki oskate öelda, et tundub siuke
üsna habras olevat, et kui ma näiteks on suurem poeskäik, et mul on piim ja 2 suuremat mahlapakki, et kas ta ikka kannab need kõik ära või? Jaa, et me oleme katsetuste järgi teinud, et siis ligikaudu 15 kilogrammi, aga on ka 20 kilogrammi kandnud. Aga et kuna me ei soovita väga raskelt siis panna, et siis 20 on juba pisat raske, et siis muidu hakkavad siis paelad võivad hakata soonima. Okei, aga aitäh, väga põnev ja edu neile! Nii, järgmisena on minuga õpilasfirma Imelõõr. Rääkige paari sõnaga, mis te teete? Tervist! Oleme õpilasfirma Imelõõr Põlva gümnaasiumist ja toodame pilliroost valmistatud biolagunevaid joogikõrsi, mis on siis eestimaisest toorainest, Võrtsjärve äärest korjatud pilliroog ja toodetud on selles mõttes täielikult käsitööna. Selge, kõlab väga hästi. Mul tekkis kohe küsimus, et kui kaua selline pilliroost kõrs vastu peab, et ta tundub päris selline habras olevat? Enda kõrre, kuna meil esimene partii sai oktoobris valmis, võtsin kohe kasutusele. Siiamaani, no ütleme, mis ma arvan, 1-2 nädalas joon temaga võib-olla ja siiamaani täitsa struktuur on muutumata. Et ainuke asi, mis juhtub, on siis, kui juua midagi sellist määrivat, kas mustikas, muutit või midagi, et siis nendel heledamatel kõrtel seest läheb natukene määrib värvi. Aga me oleme pärast testinud, et kui vett juua ja selliseid maitsetuid asju pärast juua, et see mingit maitset pärast ei eralda. Okei, selge, aga sa rääkisid siin mingisugust mustikast, muutist, et kuidas me peaks puhastama sellist kõrt? Kõrrega ongi meil siis, me müüme kõrsi 2 sordis, müüme ühe kaupa ja müüme karbiga. Ja karbiga müües tuleb meil karbis kaasa ka selline väike harjakene, millega on hästi mugav pärast sükest smuutide, ütleme smuutiteatise, kokteilide, sükesed paksemad joogid, hästi mugav on pärast ära puhastada. Okei, selge, aga no ütleme, et ma peaksin selle ühe kõrre siit täna kaasa võtma. Et kas te neid harjakesi eraldi ka müüte, et kui ma tervele rügemendile juua ei taha anda, et siis kuidas ma seda ikkagi pesen? Otseselt üksiku kõrrega meil harja kaasa ei tule, aga see on selles mõttes läbirääkimiste küsimus, et kui ikka inimesel on soov, siis me leiame lahenduse. No väga tore, väga tore. Äkki Markus soovib veel midagi lisada? Jaa, et mina küsiksin, et mina olen kursis, et turul on saada ka bambusest joogikõrred, et miks on teie pilliroost kõrred paremad kui need bambusest kõrred? Meie kõrred on siit samast Eestist ikkagi saada ja et bambust meil siin ei kasva, et need on kõik siin väljamaalt tulevad, et meie kõrred siin Eestis on paremad ikkagi. Okei, selge, eestimaine värk, aga mina kohe võtaksin midagi juua selle kõrrega, et on teil äkki midagi pakkuda, testiks kohe ära, kuidas teie kõrs töötab. Võtame selle sama pudeli ja andke mingi kõrs ka ja võtame selle sama. Hoia korra, mikri. Täitsa nagu tavaline kõrs, et ütleks, et terve Tallinna vanalinn on teie päralt meemist varsti. Aitäh teile! Õpilasfirma Nöökas ja õpilasfirma Imelõõr on nüüd üle vaadatud, et alustame algusest riidest kotid. Õpilasfirma Nöökas, said sa neid vaadata? Väga vajalik, ikka sain vaadata. Ei ostnud 2 põhjusel. Esiteks olin ma endale juba jõudnud ühe teise koti äsja osta ja peale selle mul on riidest kotte. Ma olen olnud riidest koti fänn juba aastaid, kui mitte 10 aastat. Nii et mul lihtsalt palju neid on. Aga mõte on väga hea ja mis on, meil on ju 2 kotid, mida praegu saab kanda üle õla õpilasfirmade hulgas ja panna ka selga. Mis on Nöökas ja pluss on see, et sa tegelikult riidest koti saad endale ka vaikselt teise kotti kokku panna, kui sa sõitu lähed. Ja siis, kui sul teda vaja on, siis sa võtad tema välja, nii et ta võtab ka kodus vähe ruumi ja ta on igati otstarbekas asi minu meelest. No riidest kottide turg tundub ilmselt nagu praegusel ajal selline lõputu, et pane igaüks, kes paneb oma äri püsti, saab mingi osa turust ikkagi müüdud, mul on selline tunne. Paistab küll nii ja ma arvan, et õpilasfirmade hulgas oli riidest kottide konkurents üldse meil kõige suurem. Siia sai ka välja neid päris mitu tükki. Nii et sel aastal on see üks väga agar trend olnud õpilaste hulgas ja nad kõik on ikkagi müünud ka. Ja, aga õpilasfirma Imelõõr, kas saadab siis korda imesid meil? Ma arvan küll. Imelõõr on tore, nad alustasid, kui nad sügisel alustasid, siis ei olnud Eestis veel minu teada ühtegi teist pilliroo kõrtest joogikõrte tootjaid ja neid ilmus samal ajal ka professionaalsel tasemel vist 2 tükki. Nii et nad on üleüldise maailmse tendentsi
ühed lipulaevad, eestminejad ja tore on kohalik tooraine ja kõik. Endale ma ei ostnud ja miks? Ma tegelikult üldse ei kasuta joogikõrsi. Kui on võimalik, siis ka mitte biolagunevaid. Ma ei ole aastaid kasutanud. Just nimelt. Ja üks väike märkus poistele, kui nad hiljem juhtuvad järel kuulama, on see, et teinekord, kui te oma biolagunevat toodet demonstreerite, siis ärge näidake seda plastpudeliga, vaid võtke kas või kaasa, kui on see hirm, et korraldajad teile annavad plastpudeli, võtke kaasa oma klaaspudel. Stiil on parem. Ja kus juures Epsin tabas meid siit, võttis meid niimoodi kinni, sellepärast, et Markus väga kavalalt soovis seda kõrt proovida niimoodi, et me ei olnud seda eelnevalt kokku leppinud ja ainukene koht siis, kus ja pudel, mis leiti, oli see, mida korraldajad olid jaganud, nii et me peame natuke osa süüd endale siit võtma. Võtame. Jah, aga et see on poistele, et nad võtku kaasa teinekord, et näidata, et nad on mõelnud kõikide asjade peale. Jaa, aga vaatame nüüd edasi õpilasfirmasid ja järgmisena peaks teie ees olema õpilasfirma Labio Viljandi gümnaasiumist. Järgmisena on minuga siin Viljandi gümnaasiumi õpilasfirmast Labio neiud, kes kohe ise räägivad, mis nad teevad. Meie toodame siis hügieenilisi huulepulke ja kõik see tooraine on looduslik. Selge, loodusvärk. Miks ma peaksin selle ostma omale, et mis ta eriliseks teeb? Sellepärast, et see tervendab huuli, niisutab ja samuti on see valmistatud siis armastuse ja hoolega. Armastuse hoolega, ma ostsin armastuse ja hoolega või mu ema ostis mulle armastuse hoolega ka ühe, ma ei leia praegu üles, aga mul on ka selline, et aga noh, et millest tehtud on või miks ma peaksin ta ostma? See on valmistatud siis kohalikust toorainest, see sisaldab šeavõid, mesilasvõid, kakaovõid, magusamandliõli ja siis ka eeterlikõli. Et need on 4 erinevat varianti, on maasikaga, lavendliga, piparmundiga ja lõhnatu. Okei, tundub huvitav. Markus nüüd ise proovis, äkki tal tekkis küsimusi? Ei, minul on väga kuivad huuled, et niisutab väga mõnusalt ütleks. Et küsiks, kuidas teil see aasta muidu kulges, see võistlusele saamine ja mis emotsioone see teist tekitas? Alguses me olime, ikkagi paras šokk oli see, et me ei uskunud, et me saame siia, et me lihtsalt nagu kandideerisime kandideerimise pärast. Aga nüüd on ikkagi väga tore, et me saime, me oleme ise väga uhked, et nii kaugele me jõudnud enda firmaga, et see on väga tore. Selge pilt, aga huvi pärast lihtsalt küsiksin, et kas see on söödav ka, et kuidas see maitseb? Ei, see ei ole kahjuks söödav, aga see on lõhnav, nii et kui sa huulte peal paned, siis kui tunned seda lõhna siiski, nii et... Okei, aga oletame, et kui see söödav ei ole ja mul nagu juhuslikult läheb natuke liiga palju huule peale ja mul saadub seda suhu, nagu praegu juhtus, et kas ma suren ära nüüd või mis nüüd saab? Sellepärast muretsema ei pea. Okei, aga aitäh teile ja soovime edu. Nüüd on meil siin õpilasfirma T-Film Hugo Treffneri gümnaasiumist, kelle imeline teesärk mul parasti seljas on. Nagu näete, siis mul on filmist Kevade teile siin rinna peal. Ja äkki räägite mulle paari sõnaga, et mis teid inspireeris sellist toodet looma? Meie toote autor on siis meie tegevjuht Saara Jaani, et ta võib rääkida teile terve loo, kuidas siis eelmise aasta sügisel see idee sündis. Jah, idee sündis siis eelmisel sügisel. Juhtus niimoodi, et vaatasin oma emaga filmi Kevade ja ma üsna kiiresti sain aru, et mu ema teab siis neid tsitaate väga hästi, paremini kui mina. Ja ma hakkasin mõtlema, kui hästi siis teised Eesti noored neid tsitaate teavad ja sealt see idee sündiski ja me otsustasime selle pluusi peale panna. Okei, väga põnev, aga kas te olete ise kõik need filmid läbi vaadanud ja teate samuti neid tsitaate peast? Oleme küll läbi vaatanud kõik filmid mitu korda lausa ja teame ikka tsitaate. Mis teie enda lemmik on? Minu lemmik on see meil lobisemise eest palka ei maksta. Agnese poolt viimast relikvist. Minul on kui valetad saad kolki, siis Kevade teele. Ja minu lemmik on see sama. Väga põnev. Äkki Gregoril midagi lisada? No, mis ma lisan siin? Ma olen aus ja ma ütlen, ma olen teie tegemistega päris pikalt või kursis olnud, et kui te välja tulite, siis jäite kohe silma mulle. Et mul on nüüd Maita eksam tulemas lähima 3 nädala jooksul ja et ma siin mõtlesin, et ma soetan omale selle Tootsi tarkuse särgi. Et arvate, et see on hea mõte sellise mõtteviisiga siis matemaatika eksamil minna? Meie koolis on kantud ka seda matemaatika arvestusel ja on toonud edu.
no selge, siis ma arvan, et ma ta soetan ja Maita eksamile ka selga panen. Siitkohalt siis kõik ja edu teile! Ja nüüd oli teie ees teisena õpilasfirma T-film. Epp, alustame seekord tagantpoolt. Kas sa proovisid T-särki endale selga? Ei proovinud. Proovisid, väga tore. Ei, mina ei proovinud. Jällegi on asi selles, et ma ei proovi asju, mida ma tean, et ma ei osta. Ja T-särke on mul juba nii palju ja ma ei taha endale asju juurde saada, mida ma ei jõua ära tarbida. No T-särk on ütleme ka üsna selline universaalne toode, et seal on lõputult võimalusi, kuidas seda teistmoodi teha ja saab sinna öelda juurde ka sõna innovatsioon, kui sa midagi teistmoodi teed või kuidas sellega on? Ikka saab ja T-särgile turule tulek on päris suur julgus, sellepärast et neid ongi palju, aga kui teha midagi teisiti ja tüdrukud on leidnud täiesti oma niši või siin on vist poisse ka selles firmas, nii et neil läheb, ma arvan, päris hästi ja mõte on väga hea. Aga õpilasfirma Labio oli enne neid huulevõided või siis huulepalsam, kuidas iganes vaatajad soovivad. Mina tean tunnistama, et on olnud ka minul taskus, kuigi ma olen selle vist ära kaotanud, sest enam ma seda täna mõtlesin, et võtan kaasa, ei leidnud enam kahjuks. Epp, kas siuke kosmeetikatoodete tegemine õpilasfirmade puhul on siuke kasvav trend või kuidas? Tehakse päris palju. Samas siin on oma küsimusmärk, et päris suurele turule nendega praegu minna ei saa, kui ei ole veterinaarameti tõendeid ja see paneb jälle oma piduri peale. Kosmeetikatooteid osasid on väga kerge teha ja sellepärast on õpilastele ka meeldinud neid teha. Ja mida ma Labio kohta ütlen, on see, et nad on tabanud selle toote, mis sobib nii meestele kui ka naistele. Muidu värviliste huulepulkade tegemisel on väiksem ostjaskond, aga kuna nad müüvad hästi ja just nimelt on õpilasfirmade seas ka rohkem moodi läinud need, kus on taimsed komponendid sees ja neid ka ostetakse ilmselt rohkem, nii et noored mõtlevad selle peale ja see on tore. Aga järgmisena on meie ees Giftid rahakotide õpilasfirma Gift Wallets Gustav Adolfi gümnaasiumist. Nii, järgmisena on minuga siin Giftid poisid Gustav Adolfi gümnaasiumist. Räägi, mis te teete? Meie teeme siis minimalistlikke puidust rahakotte. Tehtud on nad tammepuidust ja nad on just hästi-hästi kompaktsed ja samas nagu väga mugavad ja kõik mahub ilusti sisse. Töötab ta niimoodi, sa lükkad kaardid ülesse, lähevad lehvikuks lahti, saad kiiresti just selle raha kaardi kätte, mis sa siis soovid. Siin tagaküljel on tegelikult ka mündisoon, nii et paar 2 eurost mahub, ja ise olen koduvõtit siin ja nimetame seda me jäätise rahasooneks, et mahub täpselt selline ühe jäätise raha mahub siia ilusti sisse. Ja just, kui soovid kas või teatrisse minnes, iga päev ei soovi kasutada, lähed trenni, teatrisse, jõusaali, sünnipäevale, pistad pintsaku taskusse, püksi taskusse, käekotti ja väga mugav selles suhtes. Okei, selge, aga ütleks, et kui ma olen selline konservatiivse või tagurliku mõtteviisiga ja ma tahaks sinna sularaha ka panna, kas selle jaoks ka mingi koht on? Sularaha jaoks on siis pabersularaha saab hoida siin kummi vahel, mitte suurtes kogustes, aga ajab täiesti ilusti asja ära. Ning münditasku on loomulikult siin taga siis. Selge pilt. Okei, Markus siin minu selja taga on vahepeal proovinud antud toodet, et kuidas sina siis asja näed? Minu arust disain on väga lahe nagu näha, aga mul oli raskusi natuke enda kaartide sinna vahele saamisega, et nimelt see kumm on siuke väga tugev, et ma ei tea, kas ma ei ole pisut tugev teie rahakoti jaoks või ta peabki selline olema, et kuidas te kommenteerite? Ei no see on alguses asi, kui sa saad kummid vahel ära juba, või need kaardid vahel ära juba, siis see käib lihtsalt, et ja no see on uus kumm ka siin, et see ajaga läheb ikka mõnusamaks küllalt. Okei, mina ütleks, et väga kihvt ja soovime poistel edu. No nii, järgmiseks võtame tangide vahele õpilasfirma Time. Idee on peale vaadates üsna selge. Rääkige parem, kust selline idee tuli? Idee tuli sellest, et inimesed kipuvad unustama oma taimi kasta. Ja kui sa vaatad taimepoti pealt ka kella, siis sa näed taime ja tuleb meelde selle eest hoolitseda. Et nagu vaatan kella ja vaatan, aeg oma taime kasta. Kas nii see umbes tuligi? Jaa, täpselt. Okei, selge. Kuidas see kell töötab? On tal patareid või kuidas see käib? Näidake mulle. Siin sees on kellamehhanism ja siin on plastmaskarp, millega saab taime välja võtta ja see kaitseb seda kellamehhanismi kaitsmas vee eest.
Okei, selge, väga lahe. Kas need taimed kõik erinevad, annate ise kaasa või kuidas see käib? Saab ka taimi osta, kui väga tahta. Et muidu tegelikult ei anna, aga kui inimesed soovivad, siis anname. Ja ma saan aru, et need kellad on kõik siis standardmõõdus, et kui mul on suurem või väiksem taim, siis ta väga hästi sinna ei mahu. Jah, pigem, aga teeme ka eritellimusi. Et näiteks enne tuli üks soov, et tahetakse suuremat potti saada. Selge, eritellimus ilmselt on natuke tiba kallim ka, jah? Jah. Okei, selge. Aga suur tänu, tüdrukud. Soovime teile meie kõigi poolt edu ja kohtumiseni. Aitäh! Nii, ja see ees oli nüüd õpilasfirma Time Läänemaa ühisgümnaasiumist. Mina tean neid noori, kes selles firmas on selliselt ürituselt nagu Hackathon juba selle aasta sügisel. Räägi meile, mis asi see on? Hackathoni korraldavad Junior Achievement'i vilistlased ja Alumni Estonia ja see on selleks, et noortel tuleksid kiiremini ja võib-olla ka paremad ideed. Kogutakse kokku noored, kes tahavad teha õpilasfirmat üle Eesti, nendega tehakse erinevaid ajurünnakuid, õpetatakse neid tegema turundusplaane ja ka üleüldiselt ärimudelit välja töötama, nii et on väga hea start õpilasfirma programmile. Sel aastal me tahame kutsuda noori kokku juba juunis, et nad saaksid suvel oma ideede peal istuda. Ja Hackathon on täiesti uuesti tulemas, nii et noored, kes vaatavad meid ja tahavad järgmisel aastal õpilasfirmat teha, siis et saada kiire start oma õpilasfirma äriideele, siis juunikuus, kui ma õigesti mäletan, 14–16 juuni siis Tallinnas toimub, ütlesin õigesti, et ja alumni.ee saab siis registreeruda sellele üritusele 48 tundi siis pingelist tööd oma ala ekspertidega ja peaks sealt tulema välja siis head äriideed. Aga õpilasfirma Gift Wallets väga äge toode tundub. Ma arvan, et neil on turunduslikust poolest ka sellest kasu, et üks nende liige on üsna tuntud YouTuber Eestis. Kindlasti on, igasugune sedasorti promo on ju väga hea, aga toode on ise ka huvitav. Toode on ilmselt just nimelt, ma rohkem arvan, et sobib isegi meestele, kes tahavad püksitaskusse panna pisikesi rahakoti laadseid asju. Konkurents on neil muidugi olemas. Eestis väiksem, üle Euroopa suurem. Internet näitab, et sama sorti tooteid ikkagi tehakse küll. Ma mäletan, eelmisel aastal oli ju ka meil üks YouTuber tegemas firmat, kes samamoodi oli lõppvõistlusel Victoria Villig. Mis sa arvad, kui palju üldse mõjutab õpilasfirma tegemisel see, et üks liige nendest on väga kuulsus? Ma mäletan ju seda, et Victoria müüs oma ruudujoonelisi vihikuid niimoodi, et tavaline vihik oli vist 2 € ja tema allkirjaga 3. Jaa, ma arvan, et see mõjutab ikka ja miks mitte, müügitulemusi ta mõjutab kindlasti, žüriid ta ei mõjuta üldse. Ja, ma usun ka. Ma olen sinuga selles osas päri, et žürii ees on kõik võrdsed. Aga nüüd me vaatame ära ühe õpilasfirma toote, mis on ka Eppul siin tooli all peidus. Kohe saate teada, mis see on. Vaatame nende intervjuu kõigepealt ära. Õpilasfirma Porto Tallinna 21. koolist on tees. Oleme õpilasfirma Porto juures Tallinna 21. koolist, kelle vägagi põnev käe-seljakott mul hetkel kaenlas on. Et äkki annate meile väikse ülevaate, kus selline idee alguse sai? Meie siis õpilasfirma idee tuli puhtalt enda igapäevavajadusest. Käisime kõik hirmraskete käekottidega koolis, kus sees olid kooliasjad, trenniasjad, sülearvuti ja nii edasi. Ja tuli selline idee, et tahaks lihtsalt enda käekotti nagu selga panna. Ja sellest siis lõimegi sellise koti. Okei, väga huvitav, aga sellest ma siis järeldan, et kui ta on nii käe kui seljakott, siis teie sihtgrupp on peamiselt naised. Tegelikult meie idee oli algusest peale teha kott, mis oleks siis universaalne nii meestele kui ka naistele, et oleme saanud küll tagasisidet nii ühte kui teistmoodi, et kuidas inimestele tundub, aga kindlasti on tulevikus plaanis ka siis meestele mõeldud eraldi versioon ka veel turule tuua. Et kui praegune versioon tundub liiga naiste versioon, siis kindlasti tasub silma peal hoida. Okei, väga põnev, jään huviga ootama meeste versiooni. Aga küsiks veel, et kuidas teil see aasta nagu üleüldiselt kulges? Et kuidas siia lõppvõistlusele, mis emotsioone see põhjustas, et siia pääsesite?
selles suhtes me olime väga õnnelikud, et me pääseme lõppvõistlusele, sellepärast et meil on nii palju asju valesti läinud aasta algusest. Meil olid mitmed õmblejate probleemid, tootmisprobleeme, millest läks meil väga kaua aega, et üle saada. Ja sellepärast me oleme väga õnnelikud, et me siin oleme, sest et see on väga palju tööd meile ja see tähendab, et meil on mingisugune tunnustus, et me oleme väärt siia olemiseks, et me oleme väga palju tööd teinud. Väga meeldiv, nagu näha, siis tuleb kõvasti tööd teha ja vigadest tuleb samuti õppida, aga nagu ma näen, siis Gregor on juba seljakott endale selga pannud ja kuulame kommentaare. Seljakott on väga mugav, pean mainima. Mul on selline küsimus, et ütleme, et Markusel on siin käekott, minul on seljakott. Ütleme, mina käin nüüd poes ringi, edvistan oma käekotiga ja siis tahan järsku teha ta seljakotiks, ostsin suure laadungi toitu. Et kuidas ma nüüd seljakotist käekotiks või kuidas see protsess käib, kas sa saaksid näidata? Väga lihtsalt, et oleme loonud karabiinidega süsteemi, mitte midagi keerulist. Võtame siit selle käekoti sanga, paneme selle siit seljakoti karabiinide külge. Koti seest leiame teise sanga, mille saab väga hästi panna teiste karabiinide külge. Ja nii ongi saanud käekotist seljakott. Okei, väga jokkvärk. Jutud käivad siin, et teie olete antud võistluse favoriit. Et kuidas te ise antud küsimusse suhtute? No ütleme nii, et eeldada võib igasuguseid asju, aga me kindlasti ootame põnevusega homset võistlust ja tegelikult ise hoiame kõigile pöialt. Et eks näis, mis saab. Okei, suur tänu, õpilasfirma Porto. Hoiame teile kindlasti pöialt. Aitäh! Järgmisena teeme suud madusaks õpilasfirma Mugi juures. Palun, räägi mulle natuke, mida teie firma teeb? Meie pakume võimalust teha kooki ainult 1 minutiga. Toodame siis selliseid koogipulbreid, millele tuleb lisada ainult vett, segate kokku, panete mikroonahju ning tulemus on selline, nagu näha piltidel. Selline kiire viis kooki teha ja kiire viis kooki nautida. Okei, vinge teema. Juhul, kui mul pole mikroonahju, kas seda saab siis ka teha kuidagi? Ja, muidugi saab alternatiivine ahjus valmistada, kuid siis on küpsetusaeg siiski pikem. Kui pikk siis umbes? Siis on umbes 20 minutit. 20 minutit, eks mul on pigem mõtet nagu enda kook teha siis juba või? Samas, koostisained on kõik siis sel juhul valmis segatud, ehk siis teie vaev on siiski väiksem. Okei, lahe. Ma võtaks väikse ampsu, kas tohib? Ja, muidugi. Ja, maitseb väga hästi. Millest see tehtud on? See on tehtud, põhilised koostisained on jahu, suhkur ja tärklis, küpsetuspulber ja siis on igas selles on meil hetkel ka šokolaad. Erinevad maitsed on. Meil on vaarika valge šokolaadi brauni ja küpsise maitseline. Okei, selge. Ise valate kokku? Ise segame neid jah, et arvestame välja õiged kogused ja siis vastavalt jagame ühestesse pakenditesse. Okei, Markus enne sai ka siin suu magusaks tehtud juba, et mis elamusi sina siit said? Minul tekkis jube kiusatus seda kooki päris proovida, aga kahjuks neil siin hetkel mikrolaineahju ei ole. Aga ma küsiks, et mida te ise ootate sellelt võistluselt, et mis on teie ootused? Meie põhiline eesmärk on siiski saada hea kogemus, kuid kes meist ei tahaks seda võistlust võita, nii ka meiegi, et tulime siia siiski kindlate ootustega, et päästa esikolmikusse näiteks. Et arvan, et tõesti, et potentsiaali on ja ka ma arvan, et suur tulevik ootab ees. Väga meeldiv, aga ma küsiks veel, et kuidas selle toote väljatöötamine välja nägi, et kas see oli väga pikk ja vaevaline protsess ja kuidas te üldse sellise idee peale tulite? Tegelikult sellega kaasub selline naljakas lugu, et umbes 5 aastat tagasi proovisime sõbrannadega teha kiiret kooki ning selle õppeajast alguses ütlesin naljaga, et teeme midagi sellist ja teeme kiiret kooki, pakume rahvale. Aga sellest pikemalt järele mõeldes tekkiski soov pakkuda inimestele 1 minutiga valmivat kooki. Aga väga meeldiv. Kõik Maias mokad, kes kiirelt kooki saada tahavad, siis õpilasfirma Mugi pakub abinõud. Aitäh!
ja teie ees oli just õpilasfirma Mugi Võru gümnaasiumist, aga enne neid me vaatasime üle õpilasfirma Porto, mis on tegelikult ka Epul siin süles ja täitsa sinu isiklik vist. Täiesti minu isiklik. Nagu tüdrukud said oma tootmisprobleemid lahendatud, nii ma ütlesin, et mina tahan seda kotti. Nii et sellepärast, et ma olen juba öelnud, et ma sõidan üsna palju ja sageli on ärisõite, mis kestavad päev või 2. Niimoodi, et sul on hommikul kuskil Brüsselis, Berliinis, kus tahes väike koosolek ja sul on vaja panna sisse sinna oma arvuti, sul on võib-olla vaja panna sisse kosmeetika, mul on siin ka kenasti lennukosmeetika kotis ja ei saa praegu kätte ja muud asjad ka. Nii, ja siis kui sa oled oma koosoleku ära pidanud, kuhu sa tavalise riides seljakotiga minna ei taha, siis sa saad rahulikult võtta ja panna need rihmad ümber endale ja tõmmata oma koti selga ja jalutada sellega 3 või 4 tundi, ilma et su käsi oleks kõver ja selg valutaks. Nii et mina olen selles suhtes Porto kotiga väga rahul. Kaua sa nüüd seda proovinud oled? Oled sa juba mingit tootmisprobleeme ka avastanud? Ei, tootmisprobleeme ma ei ole avastanud ja mina olen tüüpiline üleekspluateerija. Tähendab, ma olen juba praegu pannud siia sisse natuke liiga palju asju, aga ta on vastu pidanud. Nii et ma olen oma esimese sõidu ära teinud ja väga rahul. No loodetavasti siis neiude kott peab Eppu käes veel pikalt vastu veel aastaid, eks ole? Tahaks küll, jah. Aga õpilasfirma Mugi vaatasime ka üle tassi koogi valmistamise kompleks. No, kellele selline asi mõeldud võiks olla? Ma arvan, et natukene kiirustavatele inimestele, kes ei ole kokakunstiga just ise kõige paremal jalal. Et ta võtab valmis tehtud segu, paneb selle kiiresti mikrolaine ahju, sellepärast, et ega kokakunsti armastav inimene mikrolaine ahju ei kasuta. Aga jällegi, kui ostetakse, siis on toode hea. Ja tüdrukute kontseptsioon on väga täiuslik ja terviklik, nii et tubli töö. Järgmisena me vaatame üle õpilasfirma Sunbulli Tallinna Lilleküla gümnaasiumist. Neil on üks väga huvitav toode, nii et vaadake hoolikalt. Oleme jõudnud järjega õpilasfirma Sunbull juurde, kellel on väga huvitavad mobiililaadimisalused ja väga huvitav interaktiivne malelaud. Et rääkige paari sõnaga, kuidas toote väljatöötamine välja nägi? Et esimese asjana tuli mõte. Et ma alguses mõtlesin üldse, et teha mingi interaktiivne lauamäng, et mitte otseselt malelaud. Kuigi pärast ma otsustasin ikka, et malelaud oleks natuke lihtsam teha, kui mingi muu asi juba välja mõelda, et selleks siis selline hea võte, et see õpetaks ka siis juba inimestele, kuidas siis käia näiteks, et eriti lastele, mis me oleme märganud, meeldivad need vilkvad tulekesed ning vaadata ning uurida, kuidas siis need nupud liiguvad, et kuidas saab süüa. Ja see arendus oli pikk, sinna oli vaja kirjutada programm, mis võttis 95 tundi kirjutada ning oli vaja luua trükiplaat, kus siis oli 650 joodet vaja eraldi täpselt ka veel teha, et seal ei tohtinud ühtegi viga olla, muidu terve süsteem võib mitte töötada lihtsalt. Väga põnev, aga kas te programmi kirjutasite ise? Et siis programm on ka minu kirjutatud, see on 2300 rida pikk ning seal on lausa mitu programmi, et üks siis ekraandele ja teine siis Arduinole. Okei, ja küsiks siis ka mobiililaadimisaluste kohta, et Gregor proovib siin kohe, paneb enda mobiiltelefoni laadima, aga kus see idee nagu lisaks tuli siis, et kui juba selline suur arendustöö oli tehtud malelaua näol, siis miks te otsustasid ikkagi need mobiililaadimisalused ka veel juurde tuua? Tegelikult telefoni laadimisalused tulid ennem nii-öelda malelauda, et leidsime, et telefoni laadimisjuhtmed kipuvad aladuse katki minema ning laadjapesa kipub nii-öelda pika kasutamise peale nii-öelda ära kuluma. Ja siis vaatasime ringi ja tuleb välja, et üldse selliseid magnet nii-öelda laadjaid ei ole, et mul endal wireless laadimine näiteks ei sobi, et siis arendasimegi välja sellise naturaalsest materjalist hea disaini funktsionaalsusega toote. Okei, väga põnev, aga soovime õpilasfirma Sunbullile edu ja liigume edasi. Nii, järgmisena on siin minuga Põlva gümnaasiumi neiud õpilasfirmast Ihu Pixi. Rääkige palun paari sõnaga, mida te teete ja miks te teete? Meie toodame looduslikke ja nahasõbralikke desodorante ehk deodorante, mis on siis nii-öelda alternatiiv poes müüdavatele deodorantidele, kuna nemad on siis hästi looduslähedased, ei sisalda mingeid
nii-öelda keemiakoletisi ega keemilisi komponente, vaid on võimalikult looduslähedane, naturaalne ja nii-öelda nahale hea ja Okei, selge. Desodorant ma loen siit, et minule kui tavaliselt tsiviilisikule selline sõna nagu tekitab natuke segadust, et kas see on siis deodorant või mis ta on? väga head segadust tekitab. Ta on desodorant ja ongi just sellepärast, et inimestes tekitada huvi toota, mis ta nüüd täpselt ongi, täpselt nagu teile see tegi. Tegelikult ta on samatähenduslik sõna deodorandiga, sama nagu sülearvutile saab öelda rüperaal, saab öelda deodorandile desodorant. Ja me mõtlesimegi seda väikest infokildu jagada ja tekitada inimeses rohkem huvi ja sellepärast me seda kasutamegi. Väga põnev. Ma saan aru, et väga looduslähedane toode, selline ökovärk. Et ma küsikski siit Marko Reipkoplikult, et on see söödav ka või? Koostisosade poolest on tõesti, et jah, et küll aga iseasi, kui hästi ta maitsta võib. Okei, eks kui ma siit testerist väikse ampsu võtan, ega mul kõht lahti pole õhtul? No loodame, et ei ole, ei tohiks olla küll. Okei, ma siin siiski seda tegema ei hakka, aga tundub väga tore toode olevat. Edu teile neiud ja edu finaalis, jah. Selline oli siis õpilasfirma Ihupiksi Põlva gümnaasiumist. Me Eppuga siin rääkisime selle intervjuu ajal ja Epp tunnistas üles, et toode on ka temal jälle kodus. Sa oled pool õpilasfirmade kaubast endale koju vedanud. Ei, ma tegelikult ostan ainult neid asju, mida ma loodan, et ma saan kasutada. Ja Ihupiksit ma olen proovinud, siiamaani kasutan ja keegi ei ole kaevanud, et minuga ei saa ühes ruumis olla, tähendab, et toode töötab. Toode töötab, jah. Aga õpilasfirma Sunbull Tallinna Lilleküla gümnaasiumist interaktiivne malelaud. Väga kallis toode esiteks, aga poisid on leidnud väga kavala viisi, kuidas selle tootmist endal rahastada, ehk need nutitelefoni laadimise alused. Jah, ja neid nad on müünud päris hästi ja sellega nad saavad teha oma arendustööd, mis on õpilasfirma puhul väga ebatavaline, aga tegelikult väga tore. Ja mis on veel nende puhul huvitavat, et nad ei ole tegelikult ainult Eesti firma, neil on 2 kutti veel Lätis, kes aitavad neil edasi müüa, nii et see on meie selle aasta ainus ühisõpilasfirma. Tublid. Jaa, absoluutselt. Tead sa, kas nad on juba mõne malelauaga maha müünud või on see prototüübi staatus? See on prototüübi staatus ja seda ongi vaja kiiresti edasi teha, seepärast, et see ootab turgu ma arvan, et seal on ostjaid palju. Muuseas, sellel ajal, kui nad juba tegid, selgus, et teised eestlast teevad veel analoogilist asja, need on TTÜ tudengid. Võib-olla peaks nad kokku viima omavahel, saaks kiiremini asja valmis, aga võib-olla on just konkurents tervitatav. Meil on nüüd pooled õpilasfirmad vaadatud ja võib-olla paslik oleks kuulata ka mõnda teist inimest ja meil õnnestus eile kinni püüda žürii esimees Paavo Pilv. Vaatame, mis muljed olid temal eilsest tendivoorust. Mina ei kuule. Nüüd on minu kõrval žürii esimees Paavo Pilv. Küsiks siis Paavolt paar küsimust, et on teil siin finaalis jäänud juba keegi nii eriliselt ka silma? No minu hinnangul iga aasta hindamine muutub oluliselt keerulisemaks, et tase on niivõrd tugev, et ma isegi ütleks, et žürii töö on oluliselt raskem kui õpilasfirmade oma. Väga raske on anda hinnangut. Ja kui vaadata kas või seda, et kes võiks võita, siis tegelikult kõik ikkagi otsustab kogu programm, kui sa selle läbi teinud ja kellel on kõige suurem tahe just lõpus pingutada. Nii et ma usun, et see võitja selgubki viimastel minutitel ja alles homme. Jah, nii ta on, aga mingi selline top 10 ka juba vaikselt peas tiksub? No minul on top 24. Top 24, selge. Aga kuidas valiku tegemine siiski käib? Mille järgi žürii otsustab? Kõik kokku, et tähtis idee, meeskonnatöö, toote kvaliteet, müügitulemused, turundus ja kõik tervik, et selles mõttes ei ole olemas ühte sellist nagu võlu õlekõrt, et see on nüüd ainult ühe asja pärast, vaid pigem ongi terviklahendus ja kooslus kokku. Nii et siin ei ole ühte ja selget vastust. Okei, aga ütleme, et te siis lähete mingisuguse boksi juurde, et milliseid küsimusi te küsite finalistidelt? Seinast seina. Alates ütleme toote valmistamisest, sihtrühmast, kellel on müüdud, erinevad kogemused erinevatel messidel ja kindlasti ka täiesti absurdseid küsimusi. Et lihtsalt ütleme võistlejad endast välja viia
natuke huumorit, vaadata, mida vastatakse ja kuidas olukorda lahendatakse. Nii et põhimõtteliselt seinast seina, nii et konkreetselt ütleme juhist ette antud ei ole ja iga žürii liige uurib just endale huvitavaid spetsiifilisi teemasid, mis siis pärast koos ühiselt läbi arutatakse. Okei. Saime siit nüüd küll pildi selgeks ja nüüd liigume edasi õpilasfirmadega. Nii, et Paavo muljed olid sellised. Kas Paavo ajas täieliku häma või žürii teebki tegelikult sükest tööd? Rääkis ainult intervjuaks asja ilusaks? Ei, žürii teebki sellist tööd. Žürii ei otsi kõige paremat esinejat, žürii ei otsi kõige ilusamat aruannet, vaid ta tõesti teebki sellist tööd, et ta vaatab läbi kõik etapid, arutatakse kogu aeg omavahel ja ikkagi üritatakse leida kõige paremaid firmasid. Mitte, tegelikult ei olegi ainult see esimene koht tähtis. Raske on leida ka teist, kolmandat ja eripreemiaid, kuna tõepoolest noorte tase on väga tugev ja vahed ei ole suured. Eilse stendivooru käigus, mis sa arvad, kui palju sai žürii jaoks asjad juba paika? Ei, paigas veel ei ole, aga rohkem paigas on kindlasti. Ma arvan, et eks oma favoriidid hakkavad kujunema igal ühel, aga kõige toredam on see, et meil on 11 žürii liiget ja ma väga arvan, et nende eelistused võivad olla väga erinevad, nii et vaatame, kuidas nad lõpuks kokku saavad need. Et kui nad nõuavad meeskonnatööd ja sünergiat ja ühisotsustamist ja kompromisse kõiki sellist õpilastelt, siis nad peavad sellega ise seekord ka toime tulema. No hetkel ongi käimas žürii vestlused, kus siis žürii saab veel detailsemalt läheneda õpilasfirmadele ja saada siis selgeks, kes võiks olla siis selle aasta parima õpilasfirma kandidaadid ja lavaesinemistel siis antakse viimane lõppakord sellele võistlusele. Aga jätkame siit stendivooru ülevaatamisega. Järgmisena on teie ees õpilasfirma Vemps Võru gümnaasiumist. Mis mul on? Oleme jõudnud õpilasfirma Vempsi vetika maiuste juurde. Et mul tekkis kohe küsimus, et kust te vetikaid saate? Et kas te käite ise snorgeldamas ja neid noppimas või keegi varustab teid nendega? Me tellime neid ühest ökopoest. Nüüd tulevad Põhja-Mongoolia siseveekogust mäestikest pulbrina ning me kasutame neid toidulisandina oma maiustustes. Okei, väga huvitav. Ma teeksin kohe proovi. Väike degustatsioon. Tõesti väga huvitav, aga miks pigem süüa vetikamaiust kui näiteks eestimaist kalevikommi, kasekest, pilvekest? Miks on vetikamaius parem kui Eesti kommid? Esiteks vetikamaiustus on kindlasti palju tervislikum ning nagu siin on näha ka sellel teatetahvlil, siis on näha, mida see kõike sisaldab ning see pakub palju rohkemat toitaine sisaldust ning vitamiine kui see kalevikomm ning on seetõttu ka tervisele väga palju parem. Okei, väga huvitav, aga kas ta sisaldab mingit suhkrut ka? Kõik suhkur, mis tuleb, on tatlitest, et ise me ei lisa mitte ühtegi. Okei, ehk siis kunstlikult lisatud suhkrut teie toode ei sisalda. Okei, rõõm kuulda. Aga küsiks veel siia lõpetuseks, et mis emotsioone see võistlusele saamine teis üldse tekitas ja mis on teie ootused? No, lähme ikkagi enam-vähem võidu peale. Et ootused ei ütleks, et on kõrged, aga me tulime ikka maksimumi andma ja ikka oleme valmistunud selleks laadaks täiega. Selge pilt, soovime õpilasfirma Vempsile edu ja liigume edasi. Nüüd on siin minuga Põlva gümnaasiumist neiud õpilasfirmast Tahpoon. Neiud, palun rääkige paari sõnaga, mis te teete? Meie teeme siis tahkeid šampoone, mis on valmistatud looduslikest õlidest, nagu näiteks kanepiõli, riitsinusõli, oliiviõli, kookosõli, linaõli ja nii edasi. Ja samuti oleme lisanud siis erinevad looduslikud lisandid, nagu meresool, mesi ja nõges. Ja lõhna annavad meie šampoonidele eeterlikud õlid. Okei, selge. Mis ta, ma kasutan ikka tavalist vedelšampooni kodus, et miks ma nüüd peaks sellist kõva šampooni kasutama? Sellel on tegelikult väga palju eeliseid. Esiteks suur eelis keskkonna ees, kuna me ei pakenda oma tooteid plastikusse ja sellega me hoiame ära miljoneid šampoonipudeleid või päris mitte miljoneid, aga mis jõuaksid muidu meie looduses, sest neid ei taaskasutata ja nendega ei tehta pärast ühekordset kasutamist enam mitte midagi. Ja teiseks looduskosmeetika poole pealt me ei kasuta ühtegi kemikaali ega lisandit, mis oleks juustele kahjulik, vaid kogu siis nagu koostis ongi looduslik.
Selge pilt. Mul on küsimus selline, kas te ise ka seda tahpooni kasutate? Jah, kasutame. Et töötab siis, peseb juuksed puhtaks ja säravad kuldsed keharad ja tulete siia õpilasfirma võistlusele finaali siis võitma, jah? Just. Okei, aga mis muljed üldiselt on siis jäänud, et kuidas te tunnete ennast finaali ees? Kindlalt hästi. Tänane müük on ka läinud edukalt, nii et see annab kindlasti palju motivatsiooni juurde. Selge, meie soovime teile igal juhul edu. No nii, 2 õpilasfirmat jälle vaadatud, aga seekord on meil ise ka näidata teile mõlema õpilasfirma tooted. Õpilasfirma Vempsu või Vempsi, ilmselt peab ikkagi ütlema, toode on minu käes siin. Näete vetika maius, siis peaks see olema. Epp, kas sa oled seda proovinud juba? Jaa, ma olen proovinud varem juba. Millal sa seda viimati proovisid? Ma proovisin seda viimati Tallinna laadal. Tallinna laadal. Aga nüüd meil on võimalus siis sinu maitsemeeli testida ja vaadata, kas siis õpilasfirma Vemps toode on ajaga muutunud, kui sa võib-olla ampsad siit niimoodi väikse tükikese, et kas tootearenduses on vahepeal midagi toimunud? Maitseb üsna sama, aga ma tean, et neil on teisi tooteid ka, mida ma ei ole veel proovinud, nii et toode on ise hea ja ma kuulsin ka tagasisidet ühelt meie žürii liikmelt, kes ütles, et tal oli enne kõht nii tühi, et ta sõi ära ühe Vempsi maiustuse ja pärast seda ta ei tahtnud enam pool päeva süüa, et kõht tundus täis olevat. No hästi, aga räägi sellest, mis sinu käes on. Õpilasfirma Tahpoon toode. Tahpooni toote on jällegi see, mida te juba nägite ka laadal ja mina võtsin ta praegu oma portokotist välja ja tema on üks nendest asjadest, mida mina kavatsen oma järgmisele sõidule kaasa võtta, kuna ma väga ei usalda alati hotellide šampoone, siis on päris hea, aga kui sa lähed jällegi ainult väikese kotiga ilma äraantava pagasita, siis on väga hea, kui sul on vähem vedelikke, vaid on sellist tahked asjad. Nii et kuulub koos ihupiksi deodorandiga minu reisi portfelli. Jaa, aga vaatame nüüd edasi järgmist õpilasfirmat. Teie ees on õpilasfirma Brand Hugo Treffneri gümnaasiumist. Oleme jõudnud õpilasfirma Brand juurde Hugo Treffneri gümnaasiumist, kes pakub juukseviimistlustooteid meestele. Et ma küsiks kohe, et kas lähiajal midagi naistele on ka tulemas? See on väga hea küsimus ja seda küsivad väga paljud. Tegelikult meil üks toode juba on selline, mis sobib nii naistele kui ka meestele, aga ma arvan, et 3 aasta perspektiivis on meil ka varsti naiste tooted tulemas, jah. Ja tegelikult me juba täna näeme seda, et on palju naisi, kellel on lühemad juuksed, kes saavad ka meie kahest siis viimistlusvahast neid kasutada. Okei, väga põnev, aga lühidalt tehke väike toodete tutvustus ka, et ma näen, et siin on üks spreipurk ja tundub, et 2 erinevat juuksevaha, et mis nende erinevus on? Meil on siis 3 toodet, meil on juuksesavi, juuksevaha ja tekstuurisprei. Juuksesavi ja vaha vahe on siis see, et juuksesavi matistab täielikult juuksed ära ja lisab sellise väga tugeva hoiaku. Vaha pigem jätab sellise poleeritud läikega mulje ja natukene nõrgema hoiaku. Ja tekstuurisprei, meie kõige uuem toode, siis see tekitab sellise efekti, nagu sa oleksid mereveest välja tulnud, sellised hästi tekstuuririkkad juuksed ja matistab korralikult juuksed ära. Aga kas te olete toodete koostise kõik ise välja mõelnud või olete konsulteerinud mõne spetsialistiga? Et meil siin Gregor kohe proovib ka pähe, kohe hiljem vaatame, kuidas see välja tuli, aga kuidas see toodete koostise väljaselgitamine välja nägi? No kindlasti väga palju abi me saime ka Tartu Ülikooli keemikumilt ja teistelt spetsialistidelt kosmeetikaturult, kaasa arvatud juuksuritelt, et retsept ise on välja mõeldud enda poolt ja 100 tootearendustundidega läbi ja iga tootega on keskmiselt olnud kuskil 30 prototüüpi, mis siis lõppkokkuvõttes on tulnud välja selline hea toode. Et algselt kõige esimeses prototüübis oli ainult 3 toorainet ja 3 erinevat koostisosa ja tuligi kokku selline korralik seep. Et tänaseks on sellest välja tulnud reaalselt kosmeetikaturul konkureerivad tooted, mis konkureerivadki tippklassi toodetega praegusel turul. Aga ma küsis kohe siia otsa, et näiteks mina, kellele mulle meeldib ka enda juuksed sättida väga, et mina kasutan näiteks Goldwelli tooteid, et miks on teie toode, bränditoode parem kui Goldwell näiteks? Tohib küsida, kui palju sinu toode maksab? Ütleme, et siuke 15 kuni 20 eurot.
Okei, 15 kuni 20 eurot. Meie oleme siis loonud toote, mis on täielikult, me kasutame seal looduslikke õlisid ja savisid, mis päriselt on juustele head. Ja me oleme selle hinna toonud alla 10 euroni. Ehk siis me suudame pakkuda korralikku premium toodet väga-väga rahakotisõbraliku hinnaga. Rõõm kuulda, ilmselt siin on üks potentsiaalne klient ka tulevikuks, aga Gregoril ilmselt on midagi veel ka küsida. Ma küsiks kohe, et kuidas ma välja näen? No ikka väga hea. Parem kui enne? Kindlasti. No siis on ju toode oma töö teinud. Meie soovime teile igal juhul edu ja aitäh teile selle intervjuu eest. Aitäh. Nii, siin on nüüd minuga Viljandi gümnaasiumi õpilased, kes tegutsevad õpilasfirma Susle nime all söödav pusle. Kust selline idee? Idee tuli minu tiimikaaslasest Martinilt, kes pani ühel päeval pusle kokku ning avastas, tal ei ole mitte midagi sellega teha, aga mis siis saaks, kui saaks selle pusle ära süüa, siis see jääks tolmu koguma ega kapile seisma. Absoluutselt, ja palju, ma siin vaatan, et kas seda suslet saab ka proovida? Hetkel mitte. Et meil on lihtsalt toodud näidisena, kuidas ta muidu siis tootena me müüme, et segiaetuna ja näidisena, et kuidas ta siis kokku pandud on. Okei, selge, aga millest see söödav pusle siis tehtud on? Tehtud küpsise põhja peale ja selle peal on vahvlipaberist pilt. Selge pilt. Markusel siin kindlasti on veel lisaküsimus. Minul sai küsimused otsa. Jaa, et minu arvates väga huvitav toode, aga mina küsiks kohe, et oletame, et ma tahaksin 1 miljoni tükilist puslet kokku panna. Et kas mul on ka teie firmalt selline pusle võimalik soetada? Selline susle, vabandust. 1 miljoni tükki on natukene liiga palju, aga kui te teeksite suure tellimuse, kus on palju neid pisikesi puslesid, ma arvan, me saaksime väga hea diili teiega sooritada. Okei, väga meeldiv, aga soovime õpilasfirma Suslele edu ja liigume edasi. Selline oli siis õpilasfirma Susle Viljandi gümnaasiumist, et miks ma peaksin oma pusle ära sööma, ütle mulle. Ära söö oma puslet ära. Söö nende susle, mis on ikkagi söödav. Ma maitsesin, see on täitsa hea. Nii et ta on küllalt klassikaline liivataigna küpsis, aga ma arvan, et näiteks väikestel lastele sellise asjaga välja tulla on täitsa tore. Ja võib-olla arendab nende loovus samal ajal, kui natuke neid, ei taha nüüd päris seda võrdlust tuua, aga natuke nagu treeniksid mõnda lemmikloomu. Jah, ja nad ise ütlevad selle peale, et ikkagi suur probleem on see, et inimesed panevad puslet kokku ja need lähevad kuhugi voodi alla ja muudku kogu tolmu, et sellepärast söö parem ära. Igal juhul on see tore mõte, täitsa omapärane. Aga õpilasfirma Brand, keda me vaatasime enne õpilasfirmat Susle, ma arvan, et üks kindlasti vaieldamatult silmapaistvamaid õpilasfirmasid just turunduspoole poolt sellel aastal, kui mitte kõige silmapaistvam. Jah, vaieldamatult on ja nad alustasid küllalt varakult juba ja nad on välja töötanud endal ikkagi väga ühtlase kontseptsiooni ja toode paistab ka minevat päris hästi. Ja mis on nende puhul ikkagi täiesti aukartust äratav on see, et nad on ajanud endale välja need kosmeetikatootjate load. Nii et see on väga suur töö, selle üle kurdavad isegi päris firmad, väga tublid poisid. Nii et õpilasfirma Brandi tootete ostmist saab teile isegi soovitada Terviseamet, et kõik on kontrollitud ja vastab nõuetele. Aga vaatame nüüd edasi õpilasfirmasid. Teie ees on õpilasfirma tiim Andromeda Kuressaare ametikoolist. Oleme enda järjegi jõudnud õpilasfirma tiim Andromeda juurde. Mina kohe küsiksin, et kust selline nimi, et kas see on inspireeritud Andromeda udukogust või mis teid viis sellise nimeni? Meil on meie nime loomine algas sellest, et meil oli vaja nime. See oli väga müstiline sündmus. Seega me otsisime sõna, mis sümboliseeriks müstikat. Jaa, teine ütles, et nad on praktikaline. Okei, selge pilt, aga kas siis teie kõik need joonised, mis siin kante peal on, sümboliseerivad ka müstikat? Väga suurel määral ja eriti on nendel väga tugev mõju inimese emotsioonidele, kuna meie värvid on spetsiaalselt kombineeritud selleks, et mõjutada inimese alateadvust. Okei, väga põnev, aga kui mõjeta aru saan, siis kõik need on teie enda joonistatud. Okei, ja mis teid inspireerib selliseid jooniseid tegema? Meie jooniseid inspireerib meie igapäevaelu, et me võtame inspiratsiooni, mida me oleme kogenud oma elust ja mis meile rõõmu toob. Okei, väga huvitav. Ja kuidas
terve aasta see õpilasfirma protsess teie jaoks kulges, et kas oli väga palju raskusi ja kuidas te nendest üle saite? No eks raskusi oli ikka ja kõige suuremateks raskusteks oli aja planeerimine kindlasti, tellimuste õigeks ajaks valmis saamine. Okei, väga huvitav. Eks need joonistused siin lihtsalt ei tundu olevat ja kindlasti aega nende tegemiseks läheb, aga liigume edasi ja soovime õpilasfirma tiim Andromedale edu. Nii, oleme siin täna proovinud igasuguseid kooke, vetikaid, peaaegu saame proovida söödavat puslet. Õnneks leidsime siit tohuvoust terviseshotid, millega seda kõike alla loputada, et palun rääkige natuke, millised terviseshotid teil siin on ja kust üldse selline idee tuli? Meil on siin värskelt pressitud mahladest terviseshotid, et meil on 5 maitset siin täna pakkuda, et siin on kirss, kus on ka chia-seemned sees, siis meil on tsitrus, kus on ka kofeiini, et näiteks kohvi asemel juua või üles äratada on vaja, siis mango, siis meil on astelpaju ja ka peet, et astelpaju ja peet on sellised tugevamad, et seal on ka ingver sees. Okei, väga tõesti tundub väga tervislik olla. Aga ma just vaatasin, et ühes oli siin kofeiini sees, et meil on siin jube pikk päev olnud, et ma tahaks seda ilgelt proovida, kas ma saaks ühe väikse? Saan? Okei. Markus, võib-olla nii kaua on sul midagi lisada siin? Jaa, ikka on. Et minul tekkis küsimus, et kas te neid huvitavaid terviseshotte segate ise kodus kokku või kuidas see valmistamine täpsemalt käib? Jaa, et me siis pressime ja teeme kõik käsitööna, sellepärast me ei lisa ka säilitusaineid ega suhkruid, et kõik on täiesti naturaalne ja ise tehtud. Okei, väga huvitav, aga oletame, et teil see kogu firma läheb siin suuremaks ja tuleb nagu väga palju tellimusi, et kas siis tuleb ka mingisugune mahlavabrik avada? Kindlasti tuleks, kuna see tootmisprotsess on väga pikk ja raske ja meil on vaja lisada jõudu, kui on vaja rohkem tooteid teha. Okei, väga huvitav, aga soovime õpilasfirma Fresh Upile edu. Tõepoolest, õpilasfirma Fresh Upile soovime me edu, aga sinu käes on ka nende toode. Terviseshot. Meie kuulus režissöör, kes on meil praegu puldi taga, ütles mulle just hiljuti sellest šottide teemal rääkides, et Saksamaal keelustati ära mingisugused vorstid ja muud lihatooted, mis on tegelikult veganitele mõeldud, piffid, et peab nimetama teistmoodi. Et kuna seal liha sees ei ole, et siis kas on õige selle kohta öelda šott, kui seal ei ole sees alkoholi? Kes on öelnud, et šott peab olema alkoholiga. Nii et tüdrukute jaoks on see olnud ilmselt päris hea müügi selline, mitte lööklause, vaid tõmbe võimalus, et inimesed kuulevad šotti ja tulevad vaatama, mis see on ja siis on süütnud ta oma tervisejooke müüa päris edukalt. Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et see just on juba natuke intrigeeriv, et nii malbed neiud müüvad šotte, siis lähevad inimesed, kohe tekib uudisimu, et mis seal siis põnevat on. Aga... Jah. Ja paistab, et nad on õigel rajal, sellepärast, et nemad ka on ühed need, kes müüvad oma laatatel kõik maha, mida on võimalik müüa. Ja lase hea maitsta, vaata, mis sul siis minu käes on see kõige intrigeerivam šott, ehk peedimahla. Ja siin on küll ka sees õunamahla ja sidrunit, aga peedimahla on tohutult tervislik ja paljana väga vastik. Nii et teeme proovi sellega. No proovi peedimahla, vaatame, kuidas see siis maitseb. Epp, vist see ei ole sul esimene kord, kuidas seda šotti muidugi proovi. Peedimahla on väga hea. Peedimahla on väga hea. Väga hea. Nii et ma väga soojalt soovitan. Verele pidi väga hea olema ja veel paljudel muudel asjadele. Aga meie ainukene õpilasfirma kutsekoolides sellel aastal tiim Andromeda, siis sketchbookid ja vihikutega eelmisel aastal proovisid päris paljud kätt. Eelmine aasta oli see oligi moe toode vihikud. Sel aastal on ainult ühed vihikud. Ja mul on väga hea meel, et nad tulevad kutseõppeasutusest. Need on nüüd need tüdrukud, kes teevad seda, mida nad õpivad ka. Tüdrukud on disainerid, kunstnikud ja teevad tõesti väga ilusaid asju. Nii et hästi tore on neid näha siin. Absoluutselt, aga me lähme nüüd edasi õpilasfirmaga C-Bag Hugo Treffneri gümnaasiumist. Oleme jõudnud õpilasfirma C-Bag juurde Hugo Treffneri gümnaasiumist, kelle väga vinge termokott mul hetkel üle õla on. Et küsiksin, et kust tulite sellise idee peale, et teha termokotte? Et endal tekkis koolis selline probleem, et võtsime koolikohukesi kaasa ja siis pärast vahetunnis süües olid need täiesti ära sulanud. Aga et seda probleemi lahendada, siis ongi vaja sellist termokotti, mis hoiab nad ise külmana. Okei, väga huvitav, et kohe siit küsiksin, et äkki olete mõelnud ka õpilasfirma Glaze'iga koostöö peale, et
kelle kohukesi saaks hoida teie termokottides? ja et meil praegu on päris hea koht otse nende kõrval, et saamegi nende kliendid tulevad kohukestega ja siis me oleme, et kus te nagu need kohukesed panna saate, et meie termokott on hea lahendus, kui te tahate koju viia neid. Okei, väga põnev. Ja kus kohast te toodate enda imelisi kotte? Me laseme õmblejale õmmelda, et materjalid ostame ise kokku, näiteks pealiskangas on sangarist, riide ülejääkid ja siis termomaterjali ostame poest, aga õmbleja laseme kokku panna kõik. Okei, selge pilt, aga soovime õpilasfirma Seabagile edu ja liigume edasi. Tundub, et aastal 2019 on pusle endiselt teemas, et näeme, et siin on tehtud pusletükkidest igasuguseid erinevaid objekte ja küsikski teilt, et kust selline idee? Idee tuli sellest, et soovime teha midagi taaskasutuspõhimõttega. Niisiis kodus oli palju pusletükke, millega ei ole midagi ette võtta, kui pusled on kokku pandud või on tükke kadunud, siis tuleb kanda millelegi uus elu. Selge pilt. Ma vaatan siin neid kõiki erinevaid objekte ja mul tekib kohe küsimus, et kui mul tekib X idee ja ma tahan omale, ütleme, jumal teab mida, ükskõik mida, kas ma saan eritellimuse ka teile esitada? Muidugi saab eritellimusi teha, kuid kui eritellimus on liiga ekstra, mida me leiame ise, et selle teostamisel tuleb ebakvaliteetne toode, siis me kindlasti ei tee seda teile, vaid pakume oma lahenduse. Selge pilt. Markus on siin oma terava pilguga ringi käinud ja vaadanud neid tooteid, et on sul küsimusi tekkinud äkki? Ja ikka mõningad küsimused tekkisid, et miks just pusletükkidest anumad, et miks mitte puidust või mingist muust materjalist? Sest igalühel on kodus selliseid puslesid, kus mingid tükid on kadunud ja nendega polegi mitte midagi enam teha ja siis me leidsime sellise alternatiivi, et miks mitte. Okei, aga kas te ei ole mõelnud õpilasfirma Suslest šnitti võtta ja enda anumaid söödavaks muuta? Pigem ei, et me jääme ikkagist enda toodete juurde. Okei, aga soovime õpilasfirma Mosaiigile edu ja lähme edasi. See oli siis õpilasfirma Mosaiik Tallinna Saksa gümnaasiumist. Epp, kus on sinu pusletükkidest anum? Ei ole, aga ma pean ütlema, et nemad on minu jaoks olnud selle aasta õpilasfirmad ühed suurimad üllatajad. Kui ma alguses lugesin nende ideed, siis ma mõtlesin, mida jama, et läheme 15 aastat tagasi ja hakkame prahist tegema mingeid mõttetuid asju. Ja kui ma neid esimesel laadal nägin, kui ilusad need tooted on ja nad räägivad ka, et kuidas nad on need katnud niimoodi, et neid saab ka puhastada, et ei ole nii, et kui mingi plekk tuleb peale, et siis on toode viska minema. Ma olen tõsiselt üllatunud, minu meelest teevad tüdrukud väga head tööd. Tõepoolest, ma arvan, et ma olen sinuga täiesti nõus. Need tooted on tõesti väga ilusad ja kindlasti väärt laua peal leiavad endale kindla koha ja näevad seal päris kenad välja. Aga õpilasfirmad Seabag Hugo Treffneri gümnaasiumist, mis on termokotis uut teistsugust? Teistmoodi tehtud ja nad teevad ka tellimise peale, nii et kui sa ütled neile, mida sa saada tahad, siis sa ka selle saad. Proovisime ise Junoris järele ja nii ta on. Nii et kuni on soovijaid, siis ega see ei tähenda, et konkurent on. Kui on ostjaid, siis tee aga natukene teistmoodi, teiste mustritega asi läheb. Aga nüüd teeme suu magusaks ja vaatame üle õpilasfirma Šokolatistid EBS gümnaasiumist. Nüüd oleme jõudnud EBS-i gümnaasiumi õpilasfirma Šokolatistid juurde. 3 lausega, lühike pitch, müüge mulle enda toode maha. Suurepärane magus elamus, kõik on käsitöö originaalretseptiga. Okei, aga miks näiteks on see parem maius kui õpilasfirma Glaze'i kohuke või Susle söödav pusle? See on peamiselt sellepärast, et meie maitsed on, nagu ma enne juba ütlesin korra, et on originaalretseptid, ehk siis ise töötasime välja. Ma olen väga uhke selle marjapallile, oma retsept ikkagi, ja me proovisime teha niimoodi, et maitsed vahelduvad mingi kindla aja tagant, ehk siis iga perioodi tagant umbes on uus maitse. Näiteks valentinipäeva ajal meil oli siuke piimašokolaadi ja maasika teemaline, siis jõulude ajal oli piparkoogi teemaline ja praegu emadepäeva puhul mõtlesime, et ta väga hästi sobiks näiteks kookase tumeda šokolaadiga. Okei, väga põnev, ma degusteeriks kohe. Ei jää külge. Maitseb päris hästi. Ma ei tea, Gregor, on midagi lisada äkki?
Jaa, teate, ma proovisin siin ise ka ja ma maitsin ja mul lõi nagu sähvatsanud vähe selline mälestus, et kui ma olin mingi 10-aastane, šokolaadräigid kogu elu maitsenud ja mul tekkis mõte, et ma tahaks kunagi šokolaadi kohviku avada. On teil ka selline idee? Meil otseselt šokolaadi kohviku ideed ei ole olnud, aga me oleme rääkinud paari kohvikuga, et äkki sinna saada enda müügile. Kahjuks siiamaani õnne pole olnud, aga selle eest meil vedas väga Keller teatriga, kus meil on oma tooted on siis ilusti olemas seal leti peal. No seda on rõõm kuulda, kõik huvilised, minge proovige. Aitäh, õpilasfirma Chocolatistid, soovime teile finaalis edu. Okei, let's carry on. Siin on minuga õpilasfirma Carry On, ehk siis kanna edasi. Paari sõnaga, kust selline idee ja üldse rääkige endast lähemalt? Selline idee tuli, sest et märkasime kandekoti kasvavat trendi ning samuti märkasime ka, et ökoloogia on hästi kasvav trend, et hästi palju kajastatakse seda, et plastikut kasutatakse hästi palju ning hästi hea alternatiivina leitakse sellele siis puuvillast näiteks riidekotti, et see on nagu uuesti kasutatav. Mis meie teada saime, on, et tegelikult puuvilla tootmine on täpselt sama kahjulik kui kilekoti, ehk siis nende keskkonnakahjulikkuse protsent on enam-vähem võrdne ja siis otsustasimegi ökoloogilise puuvilla kasuks ja et enda tarbijaid teadlikumaks muuta sellest. Väga tore üllas idee. Vaadates seda kotti tekib küsimus, et mis ta kandevõime on, et kui palju ma siia omal, ma ei tea, igast asju sisse võin panna? Me täiesti kindlalt ei oska öelda, aga see peaks olema umbes 10 kilogrammi, et me käime ise ka koolis nende samade kottidega ja kanname seal enda õpikuid ja vihikuid, et väga hästi peab vastu. Okei, eks ühel õlar rohkem kanda ei jaksakski. Aga ma näen, et siin on kirjas selline lause, et hea tegevus, me annetame igalt kotilt 10%. Et kas see on pigem selline turundusnipp või on tegu lihtsalt eetilise käiguga? Selles mõttes, et meie oleme tegelikult endale südameasjaks võtnud, et aidata siis neid lapsi, kes ennast ise aidata enam ei saa. Et see ei ole ei turundusnipp, me ei tee seda mitte millegi muu jaoks kui lihtsalt hea tegevus, et maailmale midagi tagasi anda, et sellepärast me olemegi valinud siis Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi. Selge, aga suur tänu teil, neiud, soovime teil kindlasti finaalis edu. See oli siis õpilasfirma Carry On EBS gümnaasiumist. Rääkisid noored seal just annetamisest. Kui ma ei eksi, siis minu meelest oli varasematel aegadel see annetamistrend veidi nagu tugevam, et see oli nagu, mis käsi, mis õpilasel olema peab, et käive on 100 €, aga sellest 5 peab olema annetatud kuhugile. Jah, on küll nii. Tegelikult on mul tunne, et annetajaid on rohkem, aga kõik ei räägi sellest. Et osade jaoks on see juba loomulik, et me annetame. Ma tean päris mitmeid, kellel ilmselt ei olnud ei aruandes ega kuskil mujal sellest juttu. No, ma arvan, et see on ka ühiskonnas väga teretulnud, kui selline asi ei ole siuke suur asi, mis tuleb üles puhuda, vaid ongi iseenesest mõistlik. Aga seal samas vahel on hea seda öelda, nii et mina ei mõista neid tüdrukuid üldse või neid noori üldse hukka, sellepärast et see, et me annetame lastehaiglale, võib tähendada, et mõni inimene ostab selle koti, just otsustab selle koti kasuks sellepärast, et ta teab, kuhu läheb tema raha. Just, et see ei ole ka paha. Absoluutselt. Ja ma usun, et raha läheb ka õigesse kohta, aga sinu käes on ühed maiustused ja kui te olite meiega 2 minutit tagasi, siis te nägite ka seda firmat, kes nendest maiustustest rääkis, õpilasfirma Chocolatistid, siis sa vist sunnid mind nüüd neid sööma. Jaa, nüüd on sinu kord proovida. Võta see risk. Ma võtan selle riski, ma võtan siit selle mõnusa šokolaadi hommikul vara. Ma arvan, et aitab kohe vereringe käima tõmmata, nii et ma võtan kohe suure ampsu. Seest täitsa pehme. Nad on väga maitsvad, sellepärast mina ka julgesin osta, see ei ole mul esimene kord osta nendelt. See on nagu niisugune vahune või ma ei oskagi öelda. Need 3 tükki on erinevad, minu meelest see vist on nende kõige uuem toode. Mulle väga meeldis, ma ei ole, see ei ole niisugune tavaline maiustus, mis on tavaliselt kommikarpides, ma pean tunnistama, et maitse oli minu jaoks päris uus ja üllatab. Ma ei ole neid varem saanud proovida, nii et tahad teist veel? Teise ma söön siis, kui teie saate üle vaadata õpilasfirma Hetke Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist. Võtame nüüd kõik Hetke ja teeme intervjuu õpilasfirma Hetkega, kes jäädvustavad kaunid hetked eestimaisele puidule. Mina küsiks, kust selline huvitav idee?
me avastasime, et laialt on levinud mustvalgede piltide põletustehnika ning sellest areneski idee, et võiks hoopis jäädvustada värvilisi hetki ja hoopis kasutada selleks hoopis paberitehnikat. Väga huvitav, aga kuidas te saate värvilised pildid puidule ja kes teid sinna paneb, et kas te maalite ise neid või põletate ise neid sinna ja kes sellega tegeleb? Meie kasutame siis selleks spetsiaalset liimi, mis imab siis pildilt värvi puidule ning see ongi siis, seda võib nimetada nii-öelda pabermetoodikaks. Okei, väga huvitav. Ja kust te puidu võtate, et kas te käite ise kirvega metsas ja mootorsaega Eesti metsa maa võtmas või kust teil puit tuleb? Meie puit siis tuleb väikestelt saekaatritelt, lisaks saame puitu ka puutööstusest nimega Jumek. Okei, väga tore, aga meie hetk õpilasfirma hetkega on lõppemas ja soovime neile edu. Päeva lõpuks tahaks siis siin õpilasfirma Glaze'i juures suu magusaks saada küll, aga kahjuks on kõik tooted otsas. Palun rääkige mulle, kust selline idee, mida te teete ja miks te teete? Idee tuli tegelikult tüdrukute õhtul, kui me läksime Selverisse ja ostsime poest kõik kohukesed. Proovisime neid ning meie jaoks jäi siis midagi puudu. Kas see oli siis liiga magus või oli tekstuur meie jaoks vale? Ning otsustasimegi õpilasfirmana teha kohukesi. Selge pilt, et plakati pealt on näha, et nagu tavaline kohuke, ainult et on nagu pulga otsa topituta. Miks te nii tegite ja üldse, millised maitsed teil siin on ja kõike seda ka? Pulga lisasime siis peamised hügieeni pärast, et vältida seda, et käed saaks šokolaadiga kokku ja lisaks on seda ka mugavam süüa. Ja maitsete poolest on meil 9 erinevat maitset, millest 2 on vegan, 2 hooajalist ning 1 on koostöös Ekomarjaga. Täna oli meil kaasas tiramisu kohuke, kirjukoera, cookies and cream, vaarika martsipani ja oli ka vegan Oreo ja vegan Snickers. Selge, aga ma siin kuulsin, jutud käisid, et kohukes hind on 3-4 eurot. Et minu selja taga on Solarise toidupood ja öelge mulle paar põhjust, et miks ma ei peaks minema sinna ja ostma näiteks tere või almakohukesi, ütleme 10-15 tükki omale. No esiteks alustame sellest, et meie kohuke on 3 korda suurem kui poe oma ning see on valmistatud mahekohupiimast. Ehk siis see kohuke võiks öelda, et see kohuke on väärt igat senti. Et kuna selle tegemine võtab nii kaua aega, siis me ei saagi teist hinnasilti selle külge panna. Ja meie kohuke on ka tervislikum kui poe oma, sest et kuna meie kohuke on 3 korda siis raskem ja suurem, on ta tegelikult kalorite poolest vähem kui poe oma, mis teeb ta palju tervislikumaks. No selge pilt. Meie kriitilise meelega Markus on ka siin, kellel kindlasti on paar lisaküsimust. Muidugi on. Minul suure kohukese armastajana on väga kurb meel, et vastu vaatab tühi taldrik. Aga küsiksin tootmise kohta, et kus kohast te toodate, et kas ise käsitsi või kuskil tehases? Hetkel toodame kohukesi minu köögis ja täiesti käsitsi ja metallist vormidega, kuid meie firma liige Ott on juba 6 aega välja mõelnud masinad, kuidas seda kiirendada, kuid sellest räägib teile lähemalt juba Ott. Nii põnev, kuulame. No hetkel meie kõige rohkem aega meie siis tööst võtabki siis kohukeste vorpimine ja et seda protsessi kiirendada ja efektiivsust tõsta, otsustasin mina hakata ehitama sellist kohukese masinat, millega siis on kohukesele vormi andmine palju kiirem, lihtsam ja lõppude lõpuks ka kvaliteetsem. Väga huvitav, nagu ma aru saan, siis iseenda kätega paned seda masinat hetkel kokku? Hetkel on alles, olen laua taga, teen jooniseid, aga mingi hetkel tuleb minna töökotta ja see masin tõesti ise kokku panna. Nagu näha, siis õpilasfirma Glaze'i ridades on ka noor insener, aga soovime õpilasfirma Glaze'ile edu ja aitäh! No nii, meie saime just suud magusaks šokolaadidega, nii et kohukese proovimise jätame me teiseks korraks, aga Epp, päris julged on Glaze'i noored minna sellise Eesti jaoks väga püha toote kallale nagu kohuke ja teha sellest midagi päris uhket ja päris hästi aasta jooksul. On küll julge, et konkurents on ikka meeletu.
et nad ise lugesid kokku, et ma ei tea, üle 20 toote, mis on juba ühes poes müügil samasuguseid ja väga hästi teevad. Ja noh, Gleisi kohukest ei ole mitte sellepärast, et me peale šokolaadi ei taha, vaid ma ei saanud seda enam eile õhtul. Ja et kõik oli ära ostetud juba natukene enne selle stendivooru lõppu. Neil on tohutu nõudlus nende kohukeste järele. Nende kohuke maksab vist 3 eurot, kui ma õigesti mäletan. Kuidas nad üldse müüvad sellise hinnaga? Mille pärast kliendid on nõus ostma? Ju ta maitseb ja ta on teistmoodi ja võib-olla mõjub ka see mahekohupiimi juures, ma ei tea. Ja igal juhul nad võiksid ilmselt müüa kallimalt, aga nad ütlevad, et nad ei taha oma püsiklientidele pettumust valmistada. Aga nõudlus on nii suur, et igasugune majandusteooria ütleb, et hinda võib tõsta. Jaa, aga vaatasime ka üle õpilasfirma Hetk Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist. Ma arvan, et väga huvitav viis, kuidas kunsti teises võtmes natukene inimestele pakkuda, et puidu peale siis need pildid. Kuidas sulle tundus? Jaa, seda küll, et oma pere pildid ja Eestis nii väga hinnatud puit, miks mitte kasutada ära. Ja kui on jällegi ostetakse, siis on kõik ju väga hästi. Ma usun ka, et kui tulevad külalised, siis kindlasti kodus jääb neile ka silma. Aga sellega me tegelikult lõpetasime ülevaate sellest stendivoorust, kui 24 firmat sai üle vaadatud. Kuidas sa võtaksid stendivooru kokku, võib-olla nii täna videode peal nähtuna kui eilsest kogemusest? Jah, videod kinnitasid veel seda, et nad kõik on väga valmis tutvustama oma toodet ja läheb asi väga hästi. Stendid on ilusad, palju ilusamad, kui nad olid aega tagasi ja noored on õppinud väga palju. Meie tase on tõusnud nii palju, et võta ja tee järele. Ma arvan muuseas seda, et meie võistluse keskmine tase on kõrgem kui Euroopa võistluse keskmine tase. Meil ei ole nõrku firmasid üldse. Praegu on lõppemas ka või poole peale umbes jõudnud võib-olla žürii vestlused, et mis sa arvad, et kuidas žürii siis täna grillib neid, mis meeleolus nad on? Sa kindlasti nägid žüriid hommikul, et kas nad olid sellises tõredas meeleolus või lähevad nad paitama noori? Ei, nad paitama küll ei hakka. Siin paitada praegu ei saa. Kahjuks sellepärast, et on vaja keegi nendest väga tugevatest kuidagi välja saada. Nii et ega nendel noortel kerge ei ole, ega nad õelutsema ka ei hakka, aga ma arvan, et nad ikkagi lähevad mõne detailini päris välja ja siin võib praegu põruda mõne väga pisikese asjaga, mõne asjaga, mida sa ei tea või midagi muud sellist. Aga võita saabki ainult üks, kellel on kõige tugevam närv ja kes lisaks sellele siiski on teinud aasta jooksul kõige tõhusamat tööd. Aitäh sulle nende kommentaaride eest. Me teeme nüüd ülekandest väikese pausi, oleme tagasi umbes tunni aja pärast kell 11.15, kui me alustame ülekandega õpilasfirmade lavaesinemiste voorust, mis on siis ühtlasi võistluse viimane voor. Ehk oleme siis sammu lähemal sellele, et teada saada, kellest saab tänavu Eesti parim õpilasfirma 2019. Aitäh, et olite meiega tänasel varahommikul ja tulge kindlasti tagasi juba tunni aja pärast, kui uued lavaesinemised on meil eetris.